Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline on Sustineere asutajapartner Marko Siller. Tervist! Tänane teema on meil ESG ehk jätkusuutlikkuse teemat ja sinna sisse me vaatame, miks see on, kust see tuleb ja mis sellega oleks mõistlik peale hakata. Ennem kui me sinna liigume, ma muidugi alati huviline selles osas, et kuidas inimene satub üldse valdkonda. Et Marko, kuidas sa üldse sattusid selle teemaga kokku? See tegelikult lugu on pikk, nii ma proovin ta lühidalt kokku võtta. Minu aeg sai see algus paarkümmend aastat tagasi ülikooli ajal. Ma olin selline aktiivne tudeng sellises tudengiorganisatsioonis nagu IESEC, toona tegutsevad ka täna, väikest viisi ju Eestis edasi selline ülemaailmne organisatsioon ja seal oli selline, ütleme, globaalsed väljakutsed probleemid, erinevad sotsiaalsed, keskkonnaalased probleemid, et selle üle noored siis, ma ei tea, valutasid südant ja otsisid justkui lahendusi ja mujal maailmas oli ta toona juba teema ja siis kuna seal oli hästi palju sellist rahvusvahelist noorte konverentse ja tudengikonverentse, kus me käisime, siis me tõime, eks ole ju, või see organisatsioon tervikuna tõi seda teemat ka Eestisse, käsitles siin noorte seas, nii et eks mu esimesed kokkupuuted olid seal, kuidagi see pisik ja selline maailma selline pildi laiem arusaam hakkas sealt tekkima, et mis on need suured keskkonnaalased, sotsiaalsed, ühiskondlikud sellised väljakutsed, millega me silmitsi seisame. Ja praktilises mõttes juba, et õpingute ajal ma siis oma lõputöö sidusin selle teemaga, sealt edasi läksin praktikale vastutustundliku ettevõtluse foorumisse, mis siis oli toona, täna nüüd uue nimega Kestlike ettevõtete liit, et selline ettevõtteid ühendav sisuliselt assotsiatsioon või selline huvikaitseorganisatsioon sel teemal. Olin praktikal, hakkasin seda juhtima, sealt kaudu siis puutusin juba 15 aastat tagasi, ma arvan, kokku mingi 100 paarisaja Eesti ettevõttega või Eestis tegutseva ettevõttega, kes siis vähem või rohkem üht-teist sel teemal tegid. Ja sealt ta niimoodi kasvas, et ühel hetkel siis otsustasin, et seda teadmiste pagasit ja arusaama on piisavalt, et liikusin sealt sellise võib-olla ärinõustamise poole, et olen KPMGs paar aastat toimetanud selle teemaga ja siis 8 aastat tagasi tundus, et kuigi meid peeti natuke hulludeks toona mind ja siis Maris Ojamuru, kes me siis oleme 2 asutajana tänaseni siis välja jõudnud, et peeti sellisteks natukene hulludeks, et vastuvoolu ujujateks, et seda turgu ju toona veel justkui polnud, et prooviti sellest mingit äri teha, aga 8 aastat tagasi me alustasime, meil see ring oli toona isegi natuke suurem, aga see struktuuri muutus ja ajaga toimunud, et nüüd 8 aastat siis oleme Sustineeret vedanud. Ja Sustineere on siis ettevõte, mis keskendub ESG teemadele ehk jätkusuutlikus teemadele, jah? Ja, see on puhtalt meie selline fookus, see on see, mida me igapäevaselt teeme, et kestlikkus, teise sõnaga jätkusuutlikkus, täna me räägime sellest ESG terminist, eks me jõuame neid siin lahti ka rääkida, et see on see, millega me ettevõtteid aitame neil lahti kuidagi muukida, mõtestada selle teemat enda jaoks, aitame mõõta ja hinnata ära, kus nad täna on, mis see nende hetkeseis on ja eelkõige aitame siis seada ju siht edasi, et kuhu nad edasi peaks liikuma, milliseid eesmärke, strateegiaid seada, kuidas oma seda mõju paremaks saada, kuidas ise sellest ka rohkem võita, võib-olla sellised riske maandada ja võimalusi ära kasutada, et see on see, mis me siis. No te ei ole jäänud ainult Eestisse, et tegelikult läksite Baltikumi, miks see otsus oli, kas ettevõtted on ei ole nii ainult, et me oleme Eesti-kesksed ettevõtted ja et kui on otsused, siis need on üle Baltikumi tavaliselt? Ja, seal oli võib-olla kolm sellist ratsionaali, et eks me natuke mõlgutasime ka, et kas Balti poole või sinna Põhjamaade poole ja kuidagi toona tundus, et võib-olla meie kogemuste pagas seal alguses ei olnud ju nii tugev ja suur ja Põhjamaade turgudel tundus seda konkurentsi juba päris palju, et oli ju küpse teema seal, et me oleme kogu aeg sinna niimoodi kiiganud ja mingid koostöösuhteid otsinud sealt, aga turgude mõttes vaatasime sinna Baltikumi poole. Teine hästi pragmaatiline põhjus oli see, et jah, on ju ka kliente, kellel on siis sellised ühtse või kuidagi ühendatud juhtimise all erinevate Balti riikide üksused, sageli ka välismaiste ettevõtete siinsed esindused, neil on ju ühes Balti riigis näiteks peakontor, et siis tundus selline tervikteenuse pakkumine parem variant ja kolmandaks
eriti Lätis, Leedus võib-olla toona vähem, aga Lätis jah, et olid sellised kontaktid juba varasemast ka olemas, et seal tuli see kuidagi orgaanilisemalt, et need meie nii-öelda Läti kontori nii-öelda väikest viisi arendamine juba vanade tutvuste ja kontaktidega koos. Seal te olete teinud niimoodi, et olete koha pealt leidnud partnerid, kellega te siis koos teete, eks ole, et päris niimoodi üks-ühele ei ole laiendanud, et võtnud ainult inimesi tööle sinna, eks ole. Ja no eks me oleme proovinud siin aja jooksul ja võib-olla algusaastatel ka teha siit Eesti kontorist Eesti inimestega seda müüki, kliendisuhteid ja siis nõustamist, et teatud maale toimib, aga nagu laieneda on keerulisem meie kogemuses, et oleme leidnud jah, kohapealsed partnerid nii Lätis kui Leedus ja nende ümber siis hakanud vaikselt ehitama neid tiime, et noh, meie siuke teadlik Läti-Leedu tiimide ehitamine on tegelikult siin viimase paari aasta jooksul, et meil on seal 4 inimest Lätis, 4 Leedus täna, no kokku meid on siuke 25, võib-olla mõni tükk isegi praegu peale, et 4 Lätis, 4 Leedus, ülejäänud siis Eestis, nii et sellised teeme. No ja te ei ole jäänud ainult konsultatsiooni peale, et selleks, et seda teenust pakkuda, te olete loonud ka oma keskkonna, nagu ma olen aru saanud, jah, et kus siis ettevõtted, kes siis kas ise hindavad ennast või siis lasevad oma partneritel hinnata nende jaoks ennast, siis saavad teatud paketi alusel seda seal veebikeskkonnas teha. Ja no fakt on ju see, et kõike see digitaliseerimine ja siuke tehnoloogia tungib ja peabki tulema meie erinevatesse töödesse ju sisse, et olemata ka tehnoloogiaettevõtted, see on ilmselge meile kõigile, nii ka meie, et me oleme näinud jah, seda kohta, et mingid meie töölõigud, kus seda ütleme võib-olla analüütikat on rohkem ja sellist nagu tehnilist tööd andmetega on rohkem, et see on see koht, kus masin saab mingeid asju paremini ära teha, et me oleme mõned aastad siin enda sellist digiplatvormi arendanud, eelkõige toetamaks siis meie sellist nõustamistöid, et me suudaksime oma klientidele tõhusamalt, kiiremini, soodsamalt seda teenust pakkuda. Et jah, meil on seal nagu täna 2 suunda peal, et üks on, nagu sa õigesti ütlesid, et hinnata siis, kes on minu sellised koostööpartnerid, millised on nende kestlikkuse VSG praktikad, et saada seda infot sealt kätte, et sükene oleme seal arendamas lahendust ja teine võib-olla spetsiifilisem, mida me ka pikemalt oleme teinud, on siis sellise süsiniku jalajälje või mõni ütleb ka CO2 jalajälje, et selle arvutused ja analüütika, et me oleme teinud hästi palju Excelis neid töid, aga nüüd tahame ikkagi teha seal digiplatvormil, et teeb selle andmekogumise analüüsi lihtsamaks, aga selge see, et neid mõlemat me arendame ka edasi, nii et ja see kontekst võib-olla siia paari lausega veel on ju see, et turul ettevõtted aitavad, mul tundub nagu 2 tüüpi ettevõtted klassikaliselt ka selles kestlikkuse teemas. Ühed ongi sellised nõustamisärid või konsultatsiooniärid, kes oma töötunde müüvad, mida ka meie teeme ja jätkuvalt ju teeme. Ja teine on see, et me näeme turule tulemas nii Eestis kui ka mujal maailmas selliseid digitaalseid lahendusi, kuni selleni välja öeldakse, et vajuta nuppu ja saad ühel nupul vajutusega kõik oma sisu ja raportid ja mis iganes sul vaja on, saad valmis, et eks seal tuleb ka osata hinnata, mis on siis tõsiseltvõetav ja mis mitte, aga meie tahame, et meie väärtuspakkumine oleks turule see, et me teemegi seda kombinatsioonis, et me lihtsustame neid asju kliendi jaoks selle digiplatvormiga ja iseenda jaoks siis, mis on võimalik, aga samas, et oleme seal nagu inimestena päriselt ka olemas, et päris nagu masin seda veel üle ei võta, et mulle tundub, et see inimaspekt on seal ikkagi ka vajalik, et meie klientide vastas on keegi päriselt, kellega ta saab suhelda ja arutada. No me räägime täna ESG-st, ma tahaks, et me defineerime natuke ära, mis see ESG on ja lisaküsina, et kas sa küsimusena, et sa ütlesid kestlikkus, jätkusuutlikkus, kas see on kõik üks punt, et mis see ESG, mis selle taha peitub, selle akronüümi taha? Jaa, et ma usun, et suur osa kuulajad kursis, aga jah, et ESG inglise keelest environmental, social governance, et 3 sellist äritegevuse või organisatsiooni juhtimise mõõdet, keskkonnamõjudega tegelemine, see on siis E-täht environmental, S-täht social, seda võime siis nii-öelda rohkem ka tükkideks võtta, et seal me peame ettevõtte töötajaid silmas, peame kliente, peame ümbritsevaid kogukondi, naabreid, tarneahelat kindlasti silmas. Ja see G-governance, selline äriline käitumine, ärijuhtimistavad, ka suhted seal oma äripartneritega, nii et ärieetika küsimused. Et võime neid siin veel tükkideks võtta, aga suures plaanis see on see, mis seisab selle ESG taga ja küsimus ongi, et kuidas nüüd ettevõtte nii-öelda võtab sellise teadlikuma kuidagi hoiaku ja mingid tegevused, et siis neid aspekte oma tegevuses juhtida. No aga kestlikkus ja jätkusuutlikkus, need on sünonüümid või on need mingid kõrval siuksed väiksed liinid ainult sealt või?
noh, mulle tundub, et see on natukene selline juba siuke, ma ei tea, kas päris filosofeerimise küsimus, aga võib-olla võime tõlgendada veidi ühte ja teistpidi, et ega nad päris üks-ühele samad ei ole. Ütleme, kestlikkus ja jätkusuutlikkus, need on sünonüümid eesti keeles, eks ole, inglise keeles sõna sustainability. Ja noh, pigem neid on ju ajalooliselt ka kasutatud ja ka täna selliste, ütleme, eelkõige sellise ühiskonna kestmise sellise eduka kestmise kontekstis, et noh, kõige klassikalisem definitsioon on see, et noh, me peaksime täna tarbima ressursse niimoodi, et meie lastele, lastelastele, tulevastel põlvedel oleks ka mida tarbida ja nemad saaksid oma vajadusi samamoodi rahuldada, et me kestaksime nagu selles suhtes. Et noh, eks me võime, eelkõige ma vaataksin seda kestlikkust nagu selles vaates ja siis mõtleksin, et nüüd üks äriettevõte juhtides oma neid keskkonna, sotsiaalseid ja ärijuhtimise tavasid kuidagi teadlikult ja mõtestatud, ta saab anda panuse siis sellise positiivse panuse, et see ühiskond siis kestaks, et vähendada oma jalajälge. Aga teiselt veel korra ühe seose räägime veel, aga teiselt poolt jällegi me räägime ka äriettevõtte kestmisest ja kestlikkusest. Et ma arvan, siin on ka see iseenda riskide ja võimaluste maandamine. Jälle ma juhin neid keskkonna ja sotsiaalseid ja ärijuhtimise tegureid teadlikult, et võib-olla maandada oma äri sellised riske ja tekitada võimalusi ja noh, kesta seda siis edukalt ise pikemalt. Ma isegi mõtlen etteruttavalt, eks ole, et seal on, eks ole, mingisugune teema, et kui palju sa maksad oma töötajatele, et see on ka just kui selline inimressursi jätkusuutlikkus, eks ole, et sa neid kuidagi ikkagi hindad ja nad saavad omal mingi väärtuslikku elu elada ja kõik, et see ei pruugi, eks ole, ja see ei puuduta nii palju kõiki neid looduslikku ressursse, et see on nagu see küsimus, mis laiemalt ESG-s ka on muuhulgas, jah. Ja kindlasti, et selle sotsiaalse aspekti all on kindlasti kogu see töötajate kohtlemine, tõesti kõik alates sellest, kas me tagame sellise ohutu ja tervisliku töökeskkonna, et inimene läheb täna ja pikas vaates nagu tervena koju, teisipidi, kas me nagu kohtleme teda tööl hästi inimesena, pakume võrdseid võimalusi, selline inimväärne kohtlemine, töötingimused, töökoht, eks ole, milline füüsiliselt on, aga ka selline töötajate võib-olla kaasamine, nende otsustesse kaasamine, arendamine, neisse panustamine, et selline oma inimesest hoolimine väga, väga laias tähenduses, et minu meelest siin Tiina Saar, kes on siis, kuidas ta ise ütleb enda kohta, tööõnne uurija on olnud ja siin ju personali ja töötajate inimeste valdkonnas palju töötanud ja minu meelest tema on väga hästi öelnud, et iga tööandja selline peamine püüdlus peaks olema see, et ma panustan oma inimestesse selliselt, et kui nad ühel hetkel ka minu juurest ära lähevad, siis nad saavad kuidagi väärtuslikumana tööturule tagasi, et minu meelest see nagu mõtteviis kirjeldab väga hästi seda töötajatesse panustamise poolt selles ESG-s just. Miks ESG praegu nii kuum teema on, miks sellest nii palju räägitakse, et osalesin sinu sellel EIS-iga siis, jah, kuidas ma ei tea. EIS-iga. Ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus, jah. Seal selles meistriklassis, eks ole, mis minu meelest oli väga hästi tehtud sul on ju, aga seal oli sadu ettevõtteid, on ju, kes sul kuulasid seda ja siis ma mõtlesin, et see ei saa olla mingi juhus, et mille pärast see on praegu nii kuum teema, kas see tuleb ainult seadusest või midagi muud ka nagu toimub ja mis seadus need siis praegu reguleerib, eks ole? Nüüd siit saame nagu palju ja pikalt ja erinevate tahkude alt rääkida, et eks, nagu ma ütlen, mina ise ju 15-20 aastat teemast toimetanud ja ega ka esimesed Eesti ettevõtted ju ka toona teadlikumalt hakkasid juba tegelema ja siis ma arvan, me ei saanud rääkida sellistest regulatsioonidest selles võtmes, nagu me täna räägime, et oli puhtalt selline turu vajaduse põhine ja kuna me täna räägime siin turunduse kontekstis, siis kindlasti ka ta toona seal veel, ma arvan, 10-15 aastat tagasi Eestis oli mingis mõttes ka selline oma kuidagi kuvandi tugevdamise võimalus, et ma tahtsin ennast positsioneerida läbi nende teemade ja siis ma pidin teatud tegevusi selleks tegema nii-öelda neid vastutustundlikke tegevusi keskkonna või selle sotsiaalse dimensiooni mõttes. Et eks see on, ja ma arvan, et see on ka täna kindlasti üks ju driveritest, et selline tugev kuvand, juhul kui minu need sihtgrupid seda hindavad. Aga ta on läinud jah, kindlasti nagu ajas siin selliseks kuidagi ärilisemaks need driverid, et jah, üks on need regulatsioonid, mis on võib-olla viimastel aastatel seda turu kasvu
edasi viinud või turu nõudlust, ka ettevõtete vajadust sellega tegeleda, võime sellest eraldi ka peagi rääkida. Aga meie näeme ka oma klientidelt eelkõige täna, et see põhinõudlus tuleb ikkagi turult, et sellistest ärisuhetest, B2B suhetest, eksporditurgudel, kui ma tahan teha koostööd, kui ma tahan olla parketi kõlbulik, mingitesse väärtusahelatesse sisse pääseda, et siis ta on nagu vajalik, et mul peab olema nagu seda tegu ja nägu seal nendel teemadel, et see on kindlasti, ja eks seal on ka rahastajate nõue, et pangad, investorid, kõik need roheleppe raames, aga ka muud mehhanismid üha rohkem on ju suunanud need rahaga sellistesse kestlikesse investeeringutesse, kuigi jah, see on viimasel ajal siin ka jälle kriitikat ja sellist nagu kahtluse alla ju osaliselt seatud, nii et ja lõpuks ma arvan, et ka selliste generatsioonide jätkuva ja pideva vahetusega, et nooremad generatsioonid kuidagi väärtustavad ja hindavad juba sisimas rohkem neid väärtusi, neid argumente ja selleks, et olla seal tööandjana atraktiivne, kas üksiku ettevõttena või minu pärast terve sektorina, et ma arvan, meil on väga palju valdkondi, kuhu mida ei taheta enam minna õppima noorte poolt ja puhtalt ka nendel kaalutlustel, et seal on mingid eetilised ja keskkonnaalased küsimused. Ehk mõnes mõttes sa võid siis öelda, et nagu on 5 sellist huvitatud sidusgruppi: seadusandja, tarbija, kes ju ka hindab teatud asju, eks ole, töötaja, nagu sa ütlesid, ka tööandja, bränding ja kõik muu asi, rahastajad, eks ole, ja äripartnerid. Suuresti ma arvan, et need on nagu peamised. Aga räägib neid gruppe erinevaid lahti, see on hea vaadata niimoodi, et mida nüüd seadusandja on teinud, et on võtnud vastu ridamisi asju, millest me nüüd meedias, eks ole, praegu on meil siin märtsikuu, kui me salvestame, on ju, et on ka tehtud teatud potentsiaalselt tagasi nagu samme, aga et kus see tuleb, et seadusandja on võtnud vastu rida siis mida? Direktiive, seadusi, määrusi Euroopa Liidu tasandil? Jah, ega erinevad keskkonnaseadusi, mis defineerivad, ütleme, selline keskkonnale võib-olla kõige kahjulikumad või kõige suurema koormusega tegevusi, neid on ju varem ka olnud Eesti seadusandluses ja rahvusvaheliselt, et mingi keskkonnaseadusandlus iseenesest ei ole ju mingi uus asi. Aga jah, see, mis on täna võib-olla seda laiemad ettevõtete ringi just regulatsiooni toonud nendesse teemadesse, on siis jah, selle Euroopa roheleppe katuse all on ju väga erinevaid algatusi, seal on jah, mingid algatused, mis jätkuvalt siis suunavad nii-öelda kestlikumaks teatud tegevusalasid, et kuidas me liigume rohelisema energia või rohelisemate transpordilahenduste või kestlikumate hoonete ja ehituse tootmise ja nii edasi, põllumajanduse, mille iganes poole, et sellised hästi valdkonnapõhised meetmed ja algatused. Ja siis on teine punt sellised roheleppe algatusi, mis me võime neid nimetada sellisteks läbipaistvuse regulatsioonideks, kus siis suuremaid ettevõtteid, finantsasutusi ja avalikeks börsiettevõtteid eelkõige pannakse neile siis seda kohustust hakata avalikustama või raporteerima erineval kujul seda, et kui kestlik siis nende äritegevus on, kuidas nad neid ESG põhimõtteid rakendavad, millised strateegiad neil on ja kindlasti ka millised tulemused neil on, et milline see nende jalajälg siis on ja kuidas nad oma riske seal hindavad. Et sealt on siis jah, erinevad direktiivid ja regulatsioonid tulnud, võib-olla ei hakka täna siin kõigesse sisse minema, et seal finantssektoril on enda asjad ja läheb päris spetsiifiliseks, aga see kõige selline enam turgu mõjutanud direktiiv on siis eesti keeles on ta kestlikkuse aruandluse direktiiv, inglise keeles Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, seetõttu on see lühend, mida me kasutame. Ja see direktiiv ja selle direktiivi juures on siis veel selline standard loodud ESRS, European Sustainability Reporting Standards, et see direktiiv koos selle standarditega ütleb siis, et suurettevõtted ja börsiettevõtted peavad raporteerima siis iga-aastaselt oma aastaaruande osana neile olulistes ESG teemasid, neid samu asju, mis ma ütlesin, et millised meie mõjud on, mida me saavutanud oleme, mida me plaanime, mis meie tulemused on. Et see direktiiv on täna nii-öelda kehtiv, ta on Euroopa tasandil vastu võetud Eesti seadusandluses olemas ja ütleme käesoleva aasta kohta, 25. aasta kohta, 26. aastal umbes ka paarsada või natuke peale Eesti suurettevõtted peaksid siis oma raporteid koostama hakkama. Aga mis see küsimus praegu on valitsuse tasandil, et mida edasi lükata, kas siis seda järgmist ringi, kellele veel see peale läheb või siis leevendada mingis osas seda hulka informatsiooni, mida need suured ettevõtted veel peaksid raporteerima, et paar aastat või?
natukene ilmselt mõlemat, et jah, et see, mis ma senimaani rääkisin, on täna nii Euroopa kui ka see Eesti seadusandluses kehtiv, see direktiiv on kehtiv, aga siin 6 aega tagasi selle salvestamise hetkest siis, ehk siis 2025. aasta veebruari lõpus Euroopa Komisjon tuli välja ettepanekuga, et peaks nii-öelda lõdvendama seda aruandluskohustust, et eks sealt turult tuli piisavalt sellist kriitikat ja tagasisidet, et see suurendab sellist bürokraatiat. Aga kas see ei tule omakorda pigem Ameerika nagu suundumustest täna, et nad tõmbavad mingis osas nagu tagasi, et olla konkurentsivõimsemad nagu Hiina suhtes, eks ole, on ju, ja see omakorda siis paneb nagu koormuse Euroopa Liidule, et midagi teha seal, et mitte päris tagasi minna, aga mingis osas nagu natukene vaadata äkki lõdvemalt mingit aega või? Kohe tulen selle juurde ka tagasi, aga lihtsalt kuna see eelmine mõte jäi poolikuks, et noh, täna seal on see ettepanek selline, et ühelt poolt tõsta seda piiri vähemalt 1000 töötajani ja lükata seda aruandluskohustust ka 2 aastat edasi. Noh, täna, kui me seda salvestame, me ei tea täpselt, kuidas see läheb, et seal on öeldud, et siin hetkel liikmesriigid arutavad, siis tuleb see tagasiside seal Euroopa Parlamenti ja nõukogusse, kus need otsused tuleb millalgi seal suveringi teha. Nii et on öeldud, et võib-olla 25. aasta seal hilissuvel, varasügisel me saame teada ja mingid asjad hakkavad muutuma. Nii et noh, ettevõtted, kes täna justkui on kohustatud, on väga lollis olukorras tegelikult, olgem ausad, et justkui seadusandlus kohustab, aga samas on suur tõenäosus, et midagi muutub. Nii et aga see, et kust ta nagu tuleb, et noh, ilmselge, et lõpuks see, mis toimub kogu maailmas, sellised suured jõujooned ka majanduses muuhulgas ja kogu geopoliitiline olukord ja see, mis siis Ameerika Ühendriikides pärast nii-öelda presidendi vahetust on siin toimunud, selge see, et see ju kõik mõjutab, aga noh, ütleme see, millest me praegu räägime sinuga siin, puudutab ju ühte konkreetset direktiivi, mis on siis suurte ettevõtete aruandluse direktiiv. Et seal see põhidriver ikkagi on nii palju, kui mina olen nii-öelda ka turgu jälginud sellest, et me nii-öelda jah, seda liigset bürokraatiat oma ettevõtetele ei paneks, mis muidugi otsapidi on seotud ka sellega, et kui sealt alt vabaneb ressurssi, siis me saame sisuliste asjadega rohkem tegeleda, nii et selles suhtes otsapidi ta on kindlasti meie konkurentsivõimega nagu seotud, aga ütleme, kogu see maailmas toimuv, et noh, suures plaanis ei ole ju seda, ütleme, ei rohelepet ega ka, ütleme, turu üldist liikumist kestlikkuse teemadel veel ju, noh, seal mingid muudatusi ja vastupidiseid otsuseid ju ei ole tehtud vähemalt ju veel senini. No nüüd räägime nendest teisest sidusgruppidest, et tegelikult see, et tuli selline seadusandja nagu surve hakata raporteerima ja nagu sa ütlesid, et tegelikult suurkorporatsioonid välismaal hakkasid juba eneseinitsiatiivil tegema väga palju sinna suunas, et nagu näidata, et nad on palju rohelisemad, eks ole, jätkusuutlikumad nii edasi, on ju. Ja kui nüüd tuli see seadusandlik omakorda peale, et see tegelikult ei tähenda, et need suurettevõtted ainult tegelevad, et sa just mainisid, et tegelikult see surve hakkab nüüd tulema, et suurettevõtted, kes teevad kas tarneahelas kellega koostööd, eks ole, või siis ütleme sealt edasi lõppkliendini, on ju. Nad ju kasutavad igast partnereid ja selleks, et esiteks olla jätkusuutlik, on ju, sa pead sellest tarneahelas ka tagama selle jätkusuutlikkuse, nii et tegelikult mõnes mõttes see, kui need suurettevõtted alustasid sellega, see automaatselt läheb kõikideni välja, on ju. See on see tegelikult see suur teema, mis nagu muutuma hakkab, on ju. Ja seda me näeme oma nende klientide baasi pealt ka, et see lumepalli efekt on see, mis seda nõudlust ja vajadust selle teemaga tegeleda turul tekitab, et ega need suured ettevõtted, kellel jääb jätkuvalt see aruandluskohustus ka alles, nad ei ole alustanud sellega, selle aruandluskohustuse pärast, nad on, ma ei tea, Põhja-Euroopas, Lääne-Euroopas seal 10+, paljud rohkemgi paar aastakümmet juba teadlikult tegelenud, et muidugi ajas on see teema sisukamaks muutunud ja võib-olla rohkem ärilisemaks, aga see ei ole mingi uus teema, nii et lihtsalt võib-olla viimasel ajal on kogu selle lumepalli kasvades hakatud oma väiksematelt partneritelt rohkem ja teadlikumalt küsima, et kuulge, mida teie teete, millised teie toodetava ja mulle müüdava toote jalajälg on, mis need sotsiaalsed mõjud seal taga on, et kas te ikka olete taganud seal kõik sellised mõistlikud töötingimused ja nii edasi, et jah, see on see põhine lumepall ja kui me, ja noh, suured ettevõtted, suured korporatsioonid maailmas, nemad on palju investeeringuid teinud, on palju mänginud sellele kestlikkuse kaardile hästi sisuliselt ja siin ühe aruandluse nüüd direktiivi lõdvenemine neid kindlasti ei mõjuta, et neil on oma korporatiivsed agendad, nad tahavad sisuliselt selle edasi liikuda ja neil on vaja oma väiksemaid partnereid, et need kaasa tuleksid samm-sammult, et noh, me üldiselt näeme turult, et ta ei ole kohe selline välistav tegur, aga väga paljudes suhetes kindlasti juba selline võimalus suhteid tugevdada või ikkagi teatud uksi ka avada, nii et. Aga kas ta ikkagi ekspordi pealt tulekuna, kui me vaatame, et me tahame välismaale müüa, et kas ta ikkagi ei ole juba teatud puhul nagu välistav, nagu, mida ma tahan hiljem korra
puudutada, on ISO-ga ka, et teatud asjad, kui sul ikkagi ISO-t ei ole, sa lihtsalt ei saa teha. Sama 27001, mis on andmeturvalisuse teemad on ju, või ma ei tea, kus see tootmises on see 9000 on ju midagi. Et kas seal ei ole ikkagi sellist, et on natuke juba selline, et võib-olla ettevõtted ei saa aru, miks neil ei lähe sellepärast, et neil ei ole midagi panna sinna vastu juba avalikult, eks ole, ja nende poole ei pöördutagi sellepärast. Jah, see, kui ma siin ütlesin tagasi, et ta veel ei ole välistav, see sõna välistav on tõesti ilmselt liiga absoluutne öelda, et jah, ma arvan, et on valdkondi, on selliseid ärisuhteid, kus ta juba on see eeltingimus, et aga seal ütleme, see kogu see ESG teema võib-olla ei ole jah nii must ja valge nagu ISO standard, et seal kas on standard või ei ole, et siin üldiselt see turupraktika ei ole nõuda, et on ESG strateegia või ei ole, on aruanne või ei ole, et mingid teatud asju küsitakse, aga siin natuke turg igaüks küsib eri nurga alt. Sellega ma olen nõus, aga vaata, et ma küsisin algul ka, et te olete ka liikunud tegelikult selliste infotehnoloogiliste lahenduste poole, et ma olen ise näinud oma nagu ma müün ju tarkvara ka, eks ole, oma klientide puhul, kes tulevad, ütlevad nüüd tee raport ära. Et tegelikult see, et sa saad seal selles ärisuhtes olla, et see on ikkagi paratamatult, sa pead kuskile keskkonda minema ja midagi sisestama, aga selleks, et midagi sisestada, sa pead teadma, mis sul toimub, eks ole. Et ta on mõnes mõttes selline olukord, et ta on siuke vaikne see, ja kui sa ikkagi ei lähe sellega kaasa, siis midagi ei ole teha, nad mingi moment ütlevad, et ma ei saa ärisuga teha, sest ma ei saa sinu käest seda informatsiooni, ma saan nende käest selle informatsiooni. Minu meelest siin, kui meid kuulavad ka Eesti ettevõtted, kes müüvad välismaale, ekspordivad näiteks, või ka teatud juttudel juba ka Eestis suurematele partneritele, siis minu meelest siin on kaks lähenemist. Üks on see reaktiivne, et jah, tõesti, mulle saadetakse mingi küsimustik või küsitakse mingit aruannet või küsitakse minu toote CO2 jalajälge näiteks, et siis ma pakun selle info, on ju. Teine on, ja ma olen nõus, et sageli see on mingi hanketingimuste osa juba. Teine lähenemine on siuke proaktiivne, et kui ma vaatan täna oma turgu, oma kliente, ma arvan, et suurel osal vähem või rohkem neil on mingisugused kestlikkuse agendad olemas, mingid programmid olemas, et minu meelest tasuks sinna vaadata, et okei, nemad tahavad jõuda pikas vaates sinna, aga kuidas mina saan sellele kaasa aidata, et ise ka proaktiivselt mõelda, kuidas ma saan olla see kestlikum ja parem partner, et nagu haakuda ja fitida paremini sinna ja selle läbi siis ennast nii-öelda atraktiivsemaks teha, et minu meelest seda proaktiivset agendat võiks ka kindlasti kõrvale ajada. No sa ütlesid ka finantseerijad on üks osa, ta on natuke sarnane selle B2B äriga, eks ole, et kuna nad on ka äri, eks ole, siis nad ei saa, eks ole, teatud asju samamoodi finantseerida, kui neil ei ole informatsiooni omakorda, kuhu see läheb ja kuidas see on laiemalt seotud selle keskkonnaga, et ise omakorda raporteid teha, eks ole, nad annavad nii palju raha, see on sellega kaetud, et kui ütleme, et ei ole veel, sa põrkanud kokku, eks ole, äri selles liinis, siis võiks öelda, et finantseerimistega võib tekkida sul nagu lähiajal suuremat probleemi, kui sa sellega midagi ette ei võta, eks ole. Ja, et eks siin peavad pangad, kes ettevõtteid ka rahastavad ise pigem rääkima, et mis tempos siis nad täpselt liiguvad, aga see suur idee on ju jah tõesti see, et kuna pankadel endal on omad sellised ütleme keskpankade poolt siis ka rahvusvaheliselt eesmärgid, et kuidas nemad peavad vähendama ja siis ka avalikustama ja raporteerima tõesti, et kuidas nad oma laenu investeeringute portfelli nii-öelda jalajälge vähendavad järjest, et eks neil on siis nad peavad tulema lagedale hoovadega, kuidas motiveerida oma kliente siis kestlikumalt tegutsema, see jalajälge vähendama, aga samas, et oma arvutused ära teha, nad tõesti küsivad ka neid andmeid oma klientidelt, nii et seal ma arvan on jah see nagu andmetepõhine kuidagi selline, et kas olen nii-öelda, ma ei saa öelda laenukõlbulik, aga võib-olla parematel tingimustel siis laenukõlbulik, et see on nagu ilmselgem, ma arvan seal, jah. Sul on võib-olla käibekrediiti ka vaja, isegi kui nagu ei ole vaja sellist klassikalist nagu pikka laenu. Eks siin on jah eri kohtades, et lõpuks me räägime siin lisaks nii-enda pankadele ju ka siin investeerimisfirmadest, kelle jaoks paljude jaoks on see strateegia, eks ole, neil samasugused driverid seal taga. No jah, ja vaata, miks see puudutab ka neid, kes börsil on ettevõtted, et jällegi, et paljud fondid ei saagi osta, eks ole, ettevõtete aktsiaid, kellel ei ole seda strateegiat tehtud, kui me nagu aru ei saa, kuidas see jalajälg tekib, eks ole, see on see sama asi. Aga jällegi, vaata, mis sa algul nimetasid selle lumepalli efektiks, et see on õige, et mõned asjad ketravad, nagu nad tulevad vaikselt, siis nad korraga on hästi suurelt, on ju. Ja mõnes mõttes, kui sa seda lainet ei taju, siis ta läheb sust üle ja sa tegelikult jääd sellest ärist nagu täiesti maha, sest sul on päris raske jälgi võtta, sest see kõik asi võtab aega, et see ei ole niimoodi, et ma täna istun maha, eks ole, ja sul on küll isegi seal samas kursusel on tehtud siuksed ilusad Excelid, aga et see ei ole ju tegelikult nagu nädala küsimus, et ma teen asjad korda, et ta on ju palju laiem, on ju. Aga jällegi, me jõuame sinna ka, ma küsin nüüd need 12 ka ära,
et sa nimetasid neid töötajaid väga ilusti, on ju, et eriti nagu noorem generatsioon, kes vaatab natuke laiemalt, kuhu ma lähen tööle, et enam ainult ei ole see, et vahet ei ole, mis töö, peaasi, et raha tuleb, eks ole, on ju. Kuidas sa seda oled nagu vaadanud, et kas kui on hakatud kestlikkuse teemasid nagu rakendama, kas see on üks nagu fookus olnud ka, et kuidas seda nooremat generatsiooni saab kuidagi rohkem kaasatud? Noh, kindlasti on selles suhtes, et vaata ettevõtteid, ütleme selline klienditurg mõnes valdkonnas kuidagi nõuab seda rohkem, mõnes vähem. Töötajad on meil kõigil vaja, nii et ma arvan, et see oma töötajate hoidmine on alati kõikide jaoks oluline aspekt. See, kui palju ta nüüd tööandja maine seisukohalt, et kas ma olen nagu kestlik ja seetõttu atraktiivne, et eks see on siin ka võib-olla ametipositsiooniti ja valdkonniti kindlasti erinev, et aga kindlasti ta on ja nii palju, kui mina siin viimastel aastatel olen ka näiteks personalijuhtidega rääkinud ja kes siis ka värbamisega seotud on, et ega nad kõik ju suuresti ütlevad, et mida aeg edasi, seda rohkem ka juba see tööle kandideerija, eriti kui me räägime noortest, me räägime talentidest, me räägime juhtivatest positsioonidest, siis küsitakse ju ka selle kohta, et okei, et mis teie see kestlikkuse agenda või plaan ja suurpilt on, et üha rohkem ikkagi küsitakse. Kui palju sa oled seda näinud, et ettevõtted on pidanud oma visiooni ja missiooni ümber nagu sõnastama tänu sellele, et on tulnud need ESG teemad sisse, et klassikaliselt see on üks asi, mida peab olema ettevõtte, eks ole, nagu sõnastanud, sellega on palju vaeva nähtud, on ju, aga see ei ole tavaliselt tulnud nagu jätkusuutlikust teemadest, see on tulnud nagu rohkem ärilistest eesmärkidest, on ju. Ja nüüd, kui me näeme üha rohkem, et on küsimus pigem sellised maailmavaatelised küsimused ja et kuidas me ikkagi saame seda planeeti hoida, kas sa oled näinud, et selle SG rakendamise käigus meil on peetud nagu vajalikuks ka neid missioone ümber sõnastada? See on huvitav küsimus, ma ei ole seda nii nagu analüüsinud, aga ütleme, ma ju otsime ikka nagu näiteid turult ja oma koolituste või klienditööde jaoks, siis väga paljudel on see täna sees, et eks seal see vajadus kuidagi fittida ja sobida, see ärifilosoofia, eks ole, mis see visioon ja missioon ja väärtused on, et ta peab kõnetama eelkõige ka neid inimesi, kes mul seal kõige lähemal on, ja see, et sinna tõesti sellest ärifilosoofiasse, missiooni, visiooni on rohkem seda sisse sõnastatud, peegeldab, ma arvan, seda, et see on üha tegelikult olulisem. Sa otseselt täheldanud veel ei ole seda? Ütleme, me ei ole võib-olla oma tööde raames nüüd ilmtingimata alati ei ole see osa see, et me läheme sõnastama ka seda ärifilosoofiat ümber. Ma arvan, et see ütleme, see äratundmine tekib seal ühel hetkel, et kui ma organisatsiooni sellisesse kultuuri nii viin seda rohkem sisse, ma tahan oma inimesi kaasata sellesse kestlikkusse, ma tahan, et neil oleks see omanikutunne ja see kuidagi orgaaniliselt tuleb, siis varem või hiljem ja aeg-ajalt vaatame seda ärifilosoofiat üle ja välja ta tuleb. Ma küsin just selle pärast, et vaata, minu jaoks on nagu huvitav, et mulle tundub, et see on selline fundamentaalne muutus ärisse, kuidas äri teha. Ja et kui klassikaliselt, ma vaatan jälle turundaja pilguga kogu aeg, et turundus oli ka selline juba mingis osas nagu ei olnud enam nagu paljude jaoks huvitav, natuke selline ära kasutav, eks ole, on ju, jah, et sa informeerid ja teed vajadusele vastavaid tooted, aga ikkagi et ega ta nagu eetiliselt kõige tugevam ei ole, eks ole, et sa ikkagi mõtled viise, kuidas rohkem müüa, on ju. Et siis sellise jätkusuutlikkuse tulekuga mõnes mõttes sa saad defineerida kogu selle valdkonna ümber, sellepärast et su asi oleks mõnes mõttes luua algusest lõpuni see toode või teenus sellisel kujul, eks ole, et see jalajälg kõikides nendes aspektides, mis sa ütled, oleks võimalikult vähe ja see kasu kõige suurem, on ju. Ja sellepärast nagu ma mõtlen, et me nagu jõuame sinna põhimõtteliselt sinna äri nagu esimesse etappi, miks me midagi teeme, on ju. Ja sellepärast tuleks hakata neid ümber sõnastama, et ma nüüd, see ongi see rõhutamine, et mitte, et me hakkame täitma mingisuguseid numbreid, on ju, vaid mõnes mõttes on see võimalus praegu kogu äri ümber hinnata, eks ole, on ju. Ja kes siis selle rolli võtab, on ju, ja kuidas sa saad, et siin on hea küsimus sulle kohe vahele, et me näeme turundajatena, eks ole, et meil põimuvad kokku jätkusuutlikkuse juht, eks ole, kestlikkuse juht ja turundusjuht, et varasti ei olnud sellist varianti üldsegi, on ju, laua peal, et see oli, kui üldse midagi tegeleti, siis see oli täitsa eraldi, on ju. Ja ma näen, et kuna need viiakse kokku, siis see on juba fundamentaalne muutus, et see inimene peabki juhtima kõike, et kas sa täheldad samat asja?
Sõnast on korra uuesti. No, selles mõttes, et see nagu roll on läinud sellisesse südamesse, noh, et turundus, mina väidan ikka jälle, et ilma turundust ettevõtet ei eksisteeri, sest turundus paneb paika vajadusele vastava toote või teenuse. Tema tekitab selle nõudluse, on ju. Ja kui nõudluse tekitajale pannakse nüüd peale see, mitte panna, aga ütleme, antakse see, et võtame selle jätkusuutlikkuse juhtimise sinna alla, siis see ütleb mulle seda, et see on see, kes otsustab selle ettevõtte tuleviku ja jätkusuutlikkus on ettevõtte südames. Et kas sa näed seda ka, et reaalselt üha rohkem ettevõtteid paneb selle jätkusuutlikkuse sinna turundusse või on see ka pigem niisugune silmapette minu jaoks olnud? Jah, natuke võtab mõtlema, eks ole, et ühelt poolt jah, ma olen nõus, sest et kui turul seda nagu nõudlust tekib, siis see on mõistlik. Teiselt poolt mulle tundub, et tuleb ka natuke sellist ettevaatlikkust juurde, et selle turu teadlikkuse kasvuga tekib ka see tundlikkus turul, et ma ei lähe mingi valeväidetega välja, ma ei lähe rohepesuväidetega välja, et mind ei saa hoopis milleski alatus või ebaeetilises süüdistada vastupidi, et seal seda tundlikkust tuleb ka juurde, ma arvan, see võib-olla osalt tekitab natukene ka ettevaatlikkust, nii aga kui me räägime jah sellest, et milline mu sükene ettevõtte väärtuspakkumine üleüldiselt on, siis jah, ma arvan selline see otsing küll, et kuidas me, iga äri on loodud selleks, et mingid vajadust turul lahendada, kellegi vajadust lahendada. Aga jah, et need otsingud, et kuidas me selle vajaduse lahendamise defineerime ka läbi selle, et me lahendame ka seal sellist mingit kestlikkuse vajadust, siis seda ma kindlasti näen. Ma lihtsalt mõtlen, et see on niisugune fundamentaalne nagu lähenemise otsus, et et kas me tekitame eraldiseisva jätkusuutlikkuse, kestlikkuse ESG raporteerimise inimese, natuke sarnaselt nagu ISO-ga on, eks ole, on ju. Ma tahaks korra sellest suhtest ka rääkida, eks ole, aga et või on ta nagu läbiv selline äriideoloogia. Ja sellisel juhul see raporteerimise, isegi jah, ma olen nõus, võib-olla börsil on seda lihtsalt seda nagu andmete kogumist on lihtsalt füüsilist nii palju, et sul on vaja kedagi füüsiliselt inimest sealt on ju. Aga et kuhu see ikkagi nagu läheb, see niisugune suuna vedamine, see on see minu jaoks see küsimus, et kas nagu sa paned lihtsalt eraldi inimese, kes on niisugune, see on see nagu laiem küsimus minu jaoks. No ma arvan, et see suuna vedamine peab olema nii-öelda lõpuks, eks ole, vaiksemate ettevõttes omanike, suuremates ettevõttes tippjuhtide tasandil, et sealt peab see tulema, et jah, et kui meil nagu juhtkond või tippjuhid ja otsustajad, kes suunavad äri nagu otsuseid ja eraldavad ressurssi, kui nemad selle taga ei ole, siis jah, kui seda teeb üks turundaja või üks kestlikkuse nii-öelda juht, siis sellel nagu ma arvan, nagu pikka ja väga nagu sisukat pidu ei ole, et selles suhtes väga õigesti, et minu arusaam on ka, et see kestlikkuse eraldi, kui on need ametipositsioone loodud, ESG juhid või kestlikkuse juhid, siis nende roll on pigem nagu koordineerida, tuua erinevad osapooli kokku ja juba võib-olla ka neid kokkulepitud eesmärkide suunas liikuda, viia organisatsiooni nagu sinna suunas, aga otsused ja see mandaat ja see nagu eeskõnelemine, see peab tulema kõrgemalt. Mis ei tähenda, et ütleme, need kestlikkuse juhid, kes pigem nagu koordineerivad, et neil endale ei võiks seda nagu visiooni ja sisemist drive olla, kindlasti peab ka olema, et seal tuima ja näoga, eks ole, ei saa ka neid asju teha. No ja ma mõtlengi, aga et kas see kestlikkuse juht ei peaks olema nagu põhimõtteliselt juhtkonna laua taga olev isik, et seal ongi see, et kui ta ei ole, siis ma jälle nagu nimetaks, et ettevõte võtab seda kui tüütut bürokraatilist asjaajamist on ju ja teeme ära, on ju. Aga niipea, kui ta tuleks nagu sinna, et mõtlema asju ümber, eks ole, vaata siis ta ütleks, et see on strateegiline nagu otsus ettevõttel midagi nagu teistmoodi teha. Ja vaata, me räägime, kui me ka siin oma klientidel aitame sellised kestlikkuse või ESG strateegiaid paika panna, siis me ju esimese sammuna analüüsime nende jaoks läbi selle, et punkt 1, kus tekivad nende mõjud, et kus on see jalajälg keskkonna mõttes, aga ka inimeste mõttes. Ja ma olen nõus, et nende teemade juhtimine saab olla siis täpselt kas seal kestlikkusjuhil või keskkonnajuhil või hankejuhil ja personalijuht ja nii edasi, et nemad on nagu igapäevaselt saavad sinna käed külge panna. Aga teine pool, mida me selle mõjude või selle jalajälje kõrval aitame läbi mõelda kliendil on see, et aga kus on minu jaoks need äririskid ja ärivõimalused ja siin tulevad juba mängu, eks ole, veidi teised rollid, et ongi finantsjuhid, riskijuhid, aga ka ettevõtete juhid, kes suunavad strateegiat.
noh, mingit pidi ka nii-öelda tootearendajad, et kuidas me saame selle positiivse agendaga nagu turule minna, kuidas me saame luua neid tooteid, teenuseid, mis siis on nii-öelda kestlikud, aga lahendavad ka turuvajadusi ja loome ise endale sellega nagu võimalusi, nii et. Sa räägid natuke nagu SWOT-i tegemisest, eks ole, et sa nagu sisemised tähendab sisemised tugevused, nõrkused hindad läbi ja vaatad väljast, mis need võimalused ohud on, eks ole, et klassikalises mõttes nagu ettevõtte noh, mingit pidi võib-olla jah. Aga sa päris nii ei vaata, on ju, et noh, ma lihtsalt nagu mõtlen, et see on nagu huvitav situatsioon, et paljude jaoks on see nagu numbriline näitaja ja mõningate jaoks on see strateegiline küsimus. Mul nagu lihtsalt kangastub enda jaoks seda samat Omniva näidet, kus noh, ma nagu nägin, et see turundaja nagu põles, et ta nagu noh, siiralt uskus, et see lähenemine ongi see lähenemine ja ma jagan taga seda mõtet selles mõttes. Ütleme jah, nende viimaste mõtete kõige siin kokkuvõtteks, et noh, absoluutselt kestlikkus ja see ESG ei peaks, ei tohiks olla limiteeritud sellega, et see on numbrite ja andmete küsimus ainult. Et ma arvan, et üks ettevõte lõikab ka sellest ise kasu siis, kui ma võtan selle selliseks strateegiliseks valikuks ja küsimuseks ja tõesti nagu panustan sinna peale. Et mina siin võrdlen nagu selles kontekstis alati seda kestlikkuse teemat noh, igasuguse äri innovatsiooni või igasuguse tootearendusega. Et noh, kui ma panustan sinna, teen seda süsteemselt, siis ma saan sealt kasu lõigata. Jah, alati kõik ei õnnestu, alati kõik asjad ei ole hõbekuulid, et toovad nii-öelda tagasi, aga niimoodi on igasugustes äri sellistes edasivaatavates otsustes, et ma võtan mingi teatud riski ja mõnes mõttes ka siin, aga jah, jällegi, et seal see võiduvõimalus kindlasti on. Kuule, aga kuidas sa vaatad seda nagu ISO ja ESG omavahelist seda, et ISO on nagu standardid, on ju, standardid paika pandud, kuidas me protsesse juhime, eks ole, tagame see noh, samat asja samal kujul tulevikus täpselt niimoodi, nagu ta on olnud, on ju, et miks ESG nagu ei tulnud ühe ISO-na sisuliselt, noh, võiks nii öelda, see on natukene võhiklik nagu panemine, aga et ta on ka ju protsess, tegelikult ju protsessi nagu läbi mängimine ja kirjapanek ja noh. Aga vaata, jällegi meie need viimased küsimused ja vastused, mis me siin oleme sinuga viimased minutid teinud, minu meelest seal ongi see vastus, et ISO on jah rohkem protsess. ESG ka on mingis osas protsess, aga ta on mingis olulises osas on ja tegelikult peaks veel rohkem olema selline strateegia küsimus. Et ma sean sellist strateegilist suunda ette, ma räägin tootearendusest, ma räägin oma äri positsioneerimisest, mingist konkurentsi positsioonist, väärtuspakkumisest turule, mis on nagu ümber selle ehitatud. Nii et ta on rohkem sellest protsessist nagu ka edasi vaatav minu meelest, et see on nagu üks asi, et seal on jäetud jah sellist noh, vaat see on nüüd selle ESG nagu võlu ja valu ka, et ühelt poolt me räägime, et me tahame sellist võrreldavust turule, et ta võiks olla rohkem ISO moodi, et no me oleme rohkem nagu sellised ranged, et oleks võrreldav, et me saame mingid andmeid ja protsesse võrrelda, et teatud määral seda on seal sees. Aga teiselt poolt jälle on selles ESG teemas jäetud ettevõttele endale seda suuna seadmist tõesti lähtuvalt sellest, kus on minu mõjud, mis on minu riskid, mis on minu võimalused, et ma saan ise seda suunda rohkem, et noh, ta on ühelt poolt jälle hea, ma saan teda endale kasulikumasse võtmesse võib-olla panna, aga noh, teiselt poolt see võrreldavus hetk kaob ära, nii et see on ka erinevus, ma arvan ISO-ga. Noh, ma olen tuttav hästi nagu, kui toiduainete tööstuses ISO-sid on rakendatud, on ilma selleta ei olegi võimalik ja seal on üks näiteks alus, noh jälle turundaja seisuga pealt on tootearendusprotsess, mis peab olema kirjeldatud, on ju, selles mõttes, et muidu mul partneril ei ole nagu kindlust, et see toode tuleb sellisel kujul ja on arendused olemas ja nii edasi. Ja seal on ju ka mõnes mõttes protsessina ära paika pandud, millal ma mis etapi siis peaks tegema, on ju, mis asju ma peaks olema läbi vaadanud, nii edasi ja see on ka ju mõnes mõttes annab vastuseid, on ju, mida ma pean olema analüüsinud, et teha jälle otsuseid ja nii edasi, et ta ikkagi nagu mulle tundub hästi nagu sarnane, jah, et sa pead oluliselt laiemalt asju nagu läbi mõtlema ja tihti peale siis vaatama ka partnerite sisse, mida sa võib-olla ei peaks nagu muidu tegema, eks ole, et ta on, ma ütlen, et see on natuke nagu segane, et vaata, et kui sa nagu sellepärast ma tahan seda arutada, et kui ettevõte on siuke dilemma ees, et ta just mõtleb, et tal on vaja seda ISO-t, aga mis see ESG siis on, eks ole, kas ta on sarnane asi või ei ole, et kui ma võtan ISO juhi endale tööle või mul on ISO juht, kas ma võiks talle panna hoopis selle ESG juurde, eks ole, kas need on kaks erinevat asja selle inimeste jaoks? No need ISO standardid on ka muidugi ju palju ja mina kindlasti kõiki ei tunne, aga ütleme need, millega meie oma töös lähemalt kokku puutume, seal keskkonnajuhtimise või tööohutuse standardid ja mingid teatud määral ka kvaliteedi juhtimisstandardid, et ega seal on ju palju ka sellist
ütleme ühisosa ja kui sul ISO-süsteemid on paigas, siis sinna peale on juba väga hea ehitada ka sellist teadlikumat lähenemist ESG teemadele. Ehk võiks isegi öelda, et kes on nagu läbi teinud mingid protsesside kaardistused, et see on nagu palju paremas situatsioonis ka ESG rakendamise osas. Seda kindlasti muidugi. Ja siis võiks öelda ka, et kui on juba inimene olnud selle teema peal, et siis võib-olla võiks teda laiendada, koolitada, mis see ESG seal nagu on ja tuua sisse siis nagu uut teadmist selle. Ja meil on omal kliente, näeme turul ettevõtteid, kellel ongi kvaliteedijuhid näiteks, täna võtavad rohkem ESG teemasid või keskkonnajuhid, kes on harjunud nende keskkonnaisodega töötama, võtavad neid kestlikkuse ESG teemasid enda kanda. Kuule, vaatame seda viiendat ehk seda lõpptarbijat või see tarbija, kes on suur, sa nimetasid rohepesu, kus see rohepesu nagu tuli, et miks see nagu nii teemaks vahepeal läks, et mis sinu enda tõlgendus sellele on ja kuidas sa defineerid seda rohepesu, sa natuke juba nagu ütlesid neid sõnu välja, aga kuidas me defineerime, või mida me peame silmas rohepesu all on siis ju see, kui me esitame tarbijale mingisuguseid ametlikke terminoloogilisi keskkonnaväide, või mingeid väiteid oma toote või teenuse või ettevõtte kohta, justkui see oleks keskkonnahoidlik, roheline, puhas, looduslik, mis iganes me kõik võime mõelda. Aga tegelikkuses ta seda ei ole, ehk siis ta on eksitav. Või siis me juhime tähelepanu oluliselt mõjult mingitele väikestele asjadele ja teeme mingi väikese detaili hästi roheliseks aga samas selle väikese rohelise detaili kõrval on väga suur pruun plekk, ütleme siis niimoodi, nii et selline tarbija eksitamine, kui me tahame tarbijat panna arvama, et me oleme ise oma tooteteenusega rohelised kestlikud, lootes ja teades, et ta siis eelistab meid, aga tegelikkuses ei ole ja tegelikkuses meie jalajälg on kehva ikkagi. Nii et. Kas ma võiks õigesti nagu läheneda sellele, kui ütlen, et kui esimene selline suurem rahvusvaheline trend tuli, et me peame ikkagi näitama, et me hoolime planeedist, eks ole, et siis turundajad võtsid selle, aga nad võtsid selle, et kuidas seda saaks ära kasutada, eks ole. Ja siis nad tulidki välja, et näete, et meie siin ju käitume niimoodi, me võime seda öelda. Nüüd nad ei vaadanud, eks ole, et kuidas see konkreetne, ma ei tea, toote komponentide jada, eks ole, või tarneahel selles osas käitub, et teda nagu justkui ignoreeris seda ja seal oli tohuvapohu, ta ütles, et minul on nii ja kõik on hästi, eks ole. Ja siis tekkisid sealt veel markantsemad näited, aga tekkiski mõnes mõttes see tarbijatelt ära tundmine, et et siin on nagu valskust tehtud, ja oligi see, nagu sa ütlesid, rohepesu, hakkas käima ja nüüd, mis sa päris alguses ka nagu mainisid, eks ole, et mõnes mõttes on tekkinud väike kartus turundajatel ja ettevõtetel endal, et mida ma ikka võin öelda, mida ma ei või, sest paljud asjad nüüd peaks olema rohkem, ütleme, et siis läbi kalkuleeritud ja kas see on piisav või mitte, et mõnes mõttes nad tegid ise endale tööstusena nagu karuteene, rääkides asjadest, mis ei olnud ja nüüd, kui tegelikult juba võiks rääkida, ei juleta sellepärast, et kardetakse saada seda plekki külge, et kas see on piisav, mida ma olen teinud. On mul nagu õige nagu mõtte lähenemine? Jah, ma arvan, see kartus võib-olla isegi on vaata nende keskkonnateemade kõrval on ka erinevad sotsiaalsed küsimused, et me ju tahame ka sellised sotsiaalsed vastutustundlikud välja näha ja mulle tundub, et seal on veel rohkem nagu seda teadmatust ja segadust sageli ja seda tundlikkust turul, et kas ma lähen mingite vähemuste või väga tundlike huvigruppide selliste arvamuste ja hoiakutega vastuollu ja riivan kedagi, et tahtes justkui head teha, aga tegelikkuses nagu riivan, et mujal maailmas kindlasti veel suuremad küsimused selle tundlikkusega kui meil siin Eestis, aga jah, osalt ka ma arvan sellel keskkonnateemal, et kas mind hakatakse siis kuidagi pidama või süüdistama selliseks rohepesijaks, et nõus, et lõpuks seda kestlikkuse teemat tuleb ju hakata sisulisest otsast pihta tegema ja siis me saame, kui meil tõesti oleme veendunud, et meil on nagu sisuliselt head asjad, siis me peame sinna mõistlikke sõnumeid peale panema, mitte vastupidi, et otsime, kuule, kuidas saaks oma sõnumi ja brändi ja kuvandi rohelisemaks ja siis mõtleme, et kas ja mida sinna taha teha, et selle rohepesu äratundmisega ma olen ikka armastanud öelda, et mida rohelisem sõna otseses mõttes mingi pakend või bränd või toode või reklaam välja näeb, et seda suurema ettevaatlikkusega ma tarbijal soovitaks seda vaadata. Aga nüüd, kui sa oled vaadanud erinevaid valdkondi, oled sa siin nõus, et mingid valdkonnad on oma olemuselt suurema jalajäljega kui teised, eks ole, energia tootmine juba ainuüksi, eks ole, põlevkivist midagi toodame või klassikaliselt ka logistika, eks ole, et ta ikkagi valdavalt põletab ju fossiilkütuseid ükspuha, et kui siin on rohepesu mõistes võib-olla või siis mitte, eks ole, on üks kaubik võetud ka, eks ole, elektri
filtriga ja kas see on ka roheline, eks ole, kui sa võtad. Et kuidas sa nendele nagu ütled, et mis situatsioonis nad nagu on, et noh, et te justkui nagu midagi nagu saate teha, aga ka väga palju ei saa teha, sest nad ei pruugi saada fundamentaalselt oma äri muuta, et mis sellega on ja siis on kõrval, eks ole, tavaline teenus, kellel on ainult inimesed, noh, neil on ka mingi jalajälg ja mingid arvutid ja mingisugused andmekeskused, aga see jalajälg on hoopis midagi muud. Aga noh, jah, no mina ütleks, et siis ole selles suhtes nagu vait, et just selliste turundus võib-olla väga nagu välja reklaamitud ja üles pushitud turundussõnumite mõttes, et hoia siis madalama profiili. Et noh, lõpuks me ju võrdleme ja võistleme omas valdkonnas, et kui mul on selles logistika transpordi valdkonnas nagu keeruline nii-öelda kestlikku lahendust pakkuda, siis ilmselt on ka mu konkurentidel, et noh, ma ju siin ei hakka võistlema siis mingi valdkonnaga, kus see lihtsam on, nii et need on selles suhtes nagu ööpäev, et pigem siis see õige soovitus oleks, et hoia seal madalat profiili, et ma arvan, et ta võib nii-öelda keeruliseks või ohtikuks osutuda, aga minu meelest nagu keeruline näiteks on ka ütleme näiteks nendel ettevõtetel, kes kasutavad nüüd seda logistikateenust, et oletame, et nad toodavad midagi või müüvad midagi turule ja noh, kuidagi peab see toormaterjal kuhu jõudma punktist A punkti B, valmis toode jõudma punktist A punkti B, noh tänapäeva veebi nii-öelda kaubamajade müügi nii-öelda ajastel lõpuks ka, eks ole, sealt kusagilt laost lõpuks ka tarbijale, et noh, seda sama transport ja logistikat on hästi palju, on ju. Ja noh, kui ma nüüd siin ka, kui ma võtaksin nüüd selle lõpp-paki kättesaajana selle valmis toote kogu nii-öelda elukaare või elutsükli ette, siis noh, see tootmine, see toode ise on seal üks osa, noh, see transport ja logistika mõnes mõttes ka moodustab selle terviku, eks ole, et noh, natukene võib-olla ka selline silmakirjalik on selliste ökotoodete pakkujate võib-olla sõnumid, samas kui transport, kuidas see toode ja see materjal on liikunud, on väga saastav näiteks, nii et aga noh, see on võib-olla liiga selline, ma ei tea, puritaanlik juba ka lähenemine hästi nagu absoluutne, aga noh, teoorias ta nii on, et peaks suutma kogu seda tarneahelat vaadata, et noh, võib-olla see logistika transport on nagu keeruline näide, aga noh, ütleme materjalid, et see minu enda tootmisprotsess võib olla väga, ma ei tea, puhas, keskkonnasäästlik, tõesti siukene väga ressursitõhus ka, pakendan ka veel väga keskkonnahoidlikult, aga samas kui ma sinna sisse pakendan noh, mingi toote, mille toormaterjal esialgu on väga suure jalajäljega, väga keskkonna võib-olla ka vaenulikult toodetud, siis sealt tuleb see nii-öelda rohepesu efekt, et mängin sellele oma tootmisprotsessile ja pakendile hästi palju, näitan, kui roheline see on, aga samas seal sees on mingi asi, mis pole üldse keskkonnale. Vaata, see on jälle tulles tagasi sinna, et kui ettevõtted nagu tajuvad, et see on selline nagu tsentraalne küsimus, et siis ja turundaja veab seda kogu tootearenduslikku protsessi, eks ole, siis ta peaks nagu üha rohkem tähelepanu panema sinna, mitte sellele jah, et me siin saame selle lõpp-pakendi, eks ole, kuidagi tunduma, eks ole, rohelisemaga, et tõesti, kuidas need komponendid, mis sinna tulevad, et kas seda protsessi on nagu hallatud või mitte, on ju. Ja noh, see on üldse laiem küsimus, et see on siin laua taga tulnud, et ega meil väga paljud turundajad ju ei puutu üldse tootearendusega kokku, mis on minu meelest väga suur probleem, eks ole, et noh, et see peab olema tootearendus, kui selline peab olema turundaja laual, siis ta saab seda ka kõike mõjutada, eks ole, on ju. Sest see lõpuks transformeerub hinnaks ja nüüd on küsimus, eks ole, et kas lõppklient või ka noh, B2B's, eks ole, kes on ühes ahelas, on ju samamoodi. Kas ja kui palju nad on siis nagu nõus mingis osas rohkem maksma. Vaata, see on see alati on ju nagu suurem küsimus, mida peaks tegelikult ju riik juhtima koos ettevõtetega, eks ole, et valmistada mõnes mõttes isegi arvestades kõiki julgeolekut ja nii edasi selleks ette, et tegelikult tooted lähevad kallimaks. Ja sellega peab arvestama, kui me tahame seda, sest seal ei ole muud varianti, eks ole. No, kuidas on võimalik, et me saame kõike seda rakendada ilma, et see transformeerub toote hinda. Et mina ei näe seda nagu võimalust. No need on juba väga sellised printsipiaalsed ja põhimõttelised muutused, kui me räägime mingitest majandussüsteemidest ja sellisest kapitalistlikust ühiskonnast nagu üldiselt ja tarbimise suunatud ühiskonnast, et kõik on ju õige, aga väga suured süsteemid. Aga jah, ma olen nõus sinuga, et ühe ettevõtte tasandil, ühe tootearenduse tasandil, et see turundaja
ta ei saa võtta seda toodet mingis lõppfaasis ja mõelda, et vaadata talle otsa, mõelda, et nii, et siia sobiks nüüd see mingi kestlikkuse või roheline mingi kampaania peale, et see hakkab juba ikkagi märksa varem pihta toote disainist, teenuse puhul samamoodi, sellest materjali valikust, protsessid, kuni ka see, et kui me räägime mingisugustest toodetest, mis oma, ütleme, tarbija käes olles tarbivad energiat, elektroonika eelkõige, eks ole, sõidukitest rääkimata, aga üht-teist veel, et tal on ka tarbimise ajal keskkonnamõju, et milline see, et oleks disainitud juba selliselt, et see tarbimisajamad, energiatarve või muu keskkonnamõju on väike ja lõpuks ka eluaja lõpus, et mis tast saab, eks ole. See teine ring ja kolmas ring ja kõik. Täpselt, et kas ta on juba disainitud ja loodud selliselt, et ma ei tea, me saame seal mingid mooduleid vahetada näiteks või et üks jupp läheb katki, siis ta on nagu kasutu terves osas. Nii et see on kõik üks suur see on hästi huvitav koht selles mõttes, et vaata, on tekkinud ärid, eks ole, teise ringi jaoks või elektroonikaga on seda hästi palju, eks ole, et jälle vuntsitakse üles ja pannakse turule, aga ma mõtlen seda, et tegelikult valdavalt tootearenduslikus mõttes turundajad ei mõtle teise ringi peale väga, et nad mõtlevad selle, võib-olla isegi selle esimese osa peale, kuidas seda toodetakse, eks ole, ja energiad ja kõik on, aga ja see hilisem, ütleme, ma ei tea, tolmuimejate peale tulevad juba regulatsioonid, et kui võimsalt sa saad seda teha ja nii edasi, aga keegi ei mõtle, mis tast pärast saab, on ju. Ja see on tegelikult hästi võib-olla tähtis, nüüd kui me vaatame jälle nagu kestlikkuse mõistes, et tõesti, mis tast edasi saab, et mis nendest rehvidest edasi saab, et kas seal on üldse mingi väljund, kas sa juba proaktiivselt teed võimalused, näete, et on võimalik viia sinna või on näete ettevõte, kes tegeleb sellega ja nii edasi. Meil on jah, eks ole, meil on vähe seesama see Pandidara, eks ole, on üks näide, kus on loodud see ja üht-teist veel, kus see tootja vastutus on, et või ka turule tooja vastutus, et kogu teda kokku tagasi, aga samas ma tean, et siin on üks Rootsi näitel üks sealne või Põhjamaade selline kosmeetikakett, et nemad teevad seal toodavad ise, aga müüvad hästi palju ka teiste tooteid, Kiks, on vist nende nimi, et nad teevad seal omavalitsustega koostööd, et kuidas luua neid süsteeme, et seda, ma ei tea, igapäeva kosmeetikat nii-öelda tagasi, tagasi nii-öelda kuidagi saada seal neid pooltühjasid pakendeid ja nii edasi ja mis siis nendega teha, nii et aga see, mis sa räägid, et mis saab sellest eluaja lõpus ja kuidas tuua nii-öelda taas kasutusse või taas ringlusesse või teisele ringile, et kokku laiema terminina on see ju selline ringmajandus, millest me siin räägime. Ma arvan, et kui me räägime siin sellistest win-win lahendustest, siis ringmajandus on see, millest me peame rääkima. Et jah, kui me suudame nii-öelda tooteid hoida rohkem ringluses ja materjale eelkõige, et nad ei jõua oma esimese eluaja lõppu, ja siis me nii-öelda halvemal juhul matame maapuue või paremal juhul täna põletame need ära piltlikult öeldes, saame vähemalt midagi, saame energiat, aga ka suhteliselt halb variant, et kuidas me toome neid tagasi ringlusesse, kas siis nagu samal kujul teisele ringile, mingit parandatud kujul teisele ringile või me võtame nad siis mingiteks tükkideks, juppideks ja suuname nad toormaterjalina uuesti või siis veelgi enam, et me ei tahagi, et nad sinna nagu eluaja lõppu jõuaksid, et on ju väga palju selliseid mingit parandamise, upgrade imise lahendusi, et kui me räägime mööblist näiteks või elektroonikast, et täna meie tooted suuresti ei ole ju selliselt disainitud, aga nad võiksid olla, et me saame neid parandada, remontida, mingid osasid seal komponente välja vahetada, et nende eluiga kestab tegelikult edasi. Või siis on need toodeteenusena lahendused, sellised rendilahendused, kus tarbija ei osta seda toodet endale, vaid ta mõnes mõttes rendib seda, tema saab oma vajaduse lahendatud, aga tal ei ole muret selle eest, et kui midagi juhtub, läheb katki, moraalselt vananeb, eks ole, see on selle tootja ja müüja huvi ja vastutus, tema võtab seda tagasi, jällegi, kas siis parandab, suunab ta teisele ringile, vähem nõudlikumale kasutajale ja nii edasi, et neid mudeleid on hästi palju seal, kuidas seda materjali ja toodet pikemalt nagu ringluses hoida. Ja minu meelest see on see win-win koht, et kui me suudame hästi sellised mudelid tööle panna, ettevõttena me ju teenime selle pealt, eks ole, et ma ei müü seda ühte valmistoodet ära, aga ma jään temaga seotuks, aga ma jätkuvalt teenin sealt pealt. Ja me peaksime suutma ehitada oma ärimudeli sinna ülesse, et teenida. Ja see teine win on see, et ka ju keskkond ja loodus võidab, et me oleme vähem seda virgin või esmast materjali kasutanud, hoidnud seda juba kaevandatud, juba töödeldud materjali ringluses ja jätkuvalt teeme. Meil on väga palju materjali, mida me saame piltlikult peaaegu lõputult. Ja lõpuks võiks ka see kolmas win seal olla ka tarbijal. Et kui tema saab mugavamalt need tooted kätte, tal kaob mingisugune mure ära seal, et mis ma teen sellega siis eluaja lõpus, eks ole.
mul on väga selge, ma tean, kuhu ma ta tagasi, läheb katki, kuhu ma lähen, ma jälle tean, kuhu ma lähen, kes parandab, eks ole, moraalselt vananeb, okei, noh, ka tean, mis teeb, nii et lõpuks ikka win-win-win lahendus võiks ja minu meelest mulle väga meeldib su nagu see lähenemine, ma nagu mõtlen sealt mitu asja, et jällegi, et klassikaliselt turundaja ei mõtle ringmajanduse peale, kindlasti mitte, on ju. See tuleb juba sellest, et tal on mingid omad seadmed, eks ole, millega ta peab koormama neid, eks ole, need vahetused nii edasi, on ju. Aga kus ma näeks võimalust, oleks tõesti see, et kui see toode disainitakse juba oma olemuselt nii ja ollakse koostöös nende järgmiste ringmajandusobjektidega, kes siis teevad ka oma osa, näiteks see sama rentimise osa või et hilisem nagu ümbertegemise osa ja nii edasi, et tekivad suksed pikemad ahelad, on ju, noh, mitte ainult tarneahela ühtpidi, ja et logistiliselt liin, aga ka see hilisem elu, on ju, ja seda kindlasti ei ole tehtud. Mida ma märkan, on see, et meil oli siin niisugune pikalt, eks ole, suur niisugune trend oli teenusdisain, eks ole, mis noh, mina ütlen, et see on ilusti pakendatud turundusprotsess, et seal ei ole mitte midagi muud, seal tehakse täpselt samu asju, aga on suudetud nagu hästi müüa ettevõtetel maha, et kõik kaasata. Super. Ja nüüd osad teenusdisainerid on läinud nagu ringmajanduse peale üle, et nad nagu propageerivad seda, mis on jällegi väga hea. Ma näen, et väga hea, kui sellest nagu räägitakse, aga see natuke nagu viitab, et on saadud aru, et oot, et arvestades trendi, eks ole, seda samat jätkusuutlikkuse trendi, on ju, kui me teenusdisaini ära teeme, me saame aru, et seda on toodet või teenust on iseenesest võimalik ka jätkusuutlikumaks teha, et siis peab hakkama tutvustama seda, kuidas seda protsessi hakata hiljem haldama, kuidas neid leida. Et see on nagu huvitav tendents minust praegu turul, mis toimub, on ju. Ja, nõus. Aga jah, et see ringmajandus, sa ütled väga õigesti, et turundajad, ja noh, sa tunned paremini seda sihtgruppi ka kindlasti, et ilmselt ei mõtle selle ringmajandusega sellise peale ja täpselt see ongi see, et me tegelikult räägime siin juba sellistest, noh, ärimudeli muutustest, eks ole, kus me teenime raha, aga jällegi, et seda ei saa ka mingis nurgatoas vaakumis keegi teha, vaid kogu tiim peab mul ju olema kaasatud. Et miks minu meelest nagu turundajad või noh, ütleme, inimesed, kes ettevõtetes tegelevad turunduse ja võib-olla osa teist ka seal kommunikatsiooniga, et ma arvan, miks nende osalus on väga väärtuslik nendes protsessides, mitte ainult sellepärast, et jah, nad ise on algusest peale kaasas, paremini aru ja teavad lõpuks, mida nad müüvad ja turundavad või toetavad siis müüki, aga ma arvan, et nad on ka väga head sellised nii-öelda infoliigutajad ja osapoolte kokkutoojad. Et ma arvan, et see on nagu hästi oluline, et meil ei oleks seda kestlikkuse teema vaatamist nagu silodes, aga täpselt, et me vaataksime ettevõtte üleselt seda ja noh, sageli, eks ole, turunduse, kommunikatsiooni, valdkonna inimesed on sellised head kaasajad, head infoliigutajad, oskavad nii-öelda vaadata, et meil keegi siis nii-öelda maha jääks. Ma tahan korra kõrval teemana puudutada, sa korra puudutasid seda vähemuste teemat, mis läheb sinna sociali alla, ja sellega nagu huvitav asi, see võiks üks osa või mõelda, et see DEI, mis oli nagu siuke nagu ka suur liikumine, eriti Ameerikas on ju demokraatide poolt veetuna on ju, ja nüüd on saanud tohutu tagasilöögi, eks ole, et noh, et keegi nagu ei ütle, et vähemusi ei ole olemas ja neid peaks kohtlema võrdselt on ju, aga et neid ei tohiks nagu kuidagi eelistada teistele ja see on praegu Ameerika suund on ju. Ja siin on nagu ka huvitav nagu aspekt, et suured korporatsioonid läksid tegema seda täpselt nagu umbes ESG-d või mingit muud aspekti on ju täiesti eraldi siuke initiative on nagu, eks ole, siuke ameerikanik lähenemine tehti ja me nagu nägime, noh, ma isegi tarkvaras nägin, et see tuleb peale, et see on nagu üks ESG, et sa pead selle kuidagi tagama, kuigi ta on seal sees, eks ole, mingis osas on. Ja nüüd on kõik segaduses, sest mingis osas nagu riik tuleb tagasi Ameerikas on ju, teeb kõike vastupidi on ju, suurkorporatsioonid taganevad praegu Ameerikas sellest, eks ole, et noh, mitte anda seda on ju. Kuidas sa seal näed seda on ju, et see Euroopasse nagu nii kõvasti veel ei jõudnudki, ta hakkas nagu tulema on ju, ja siis ta jäi seisma on ju. Ja nüüd ta on, noh, ütleme, selles socialis on ta siuke pehmemal moel, eks ole, seal ei ole niimoodi sõnastatud neid asju vist minu meelest, eks ole on ju. Proovi korra enda jaoks seda nagu läbi käia, mis see vahe seal on või kuidas sa nagu näed, et seal midagi nagu, mis osa sellest nagu ikkagi selles socialis nagu on ja mis osa seda ei ole siis kaetud seal? Korra alguseks mul võibolla nüüd natukene ära. See DEI, mis puudutab nende igasuguste vähemuste nagu ja nendele ikkagi siukse prioriteedi andmist, eks ole.
jah, noh, lõpuks, eks ole, kogu selles ESG teemas kindlasti seal see seos on, et eriti kui me räägime kõigest sellest, mis on seotud ka töökohaga, eks ole, et kas me seal piirame või ei piira nende õigusi ja kas me siis anname võrdsed võimalused või mitte, nii et ma arvan, et tohutult nagu kompleksne teema, et kus ühelt poolt peab nagu sisuliselt olema korras ja näima ka, et just see näimine, ma arvan, on sageli, noh, nende erinevate sidusgruppide tundlikkuse tõttu võib-olla nagu keeruline, sealt lahvatavad mingid teemad, nii et noh, jah, ilmselt tõesti teema nii-öelda võib-olla rohkem ka teistel turgudel, suuremates organisatsioonides, nii et aga kindlasti selle ESG kestlikkuse teemaga nagu seotud, nii et aga sa ei näe nii suurt nagu teemat sellega praegu, eks ole, et see ei mõjuta meid nii tugevalt. sa mõtled meil siin, jah? Siin, jah. Noh, ta ei jõudnudki nagu, ma nagu, kust on, meil oli Neste, noh, kes oli nüüd on küll Motorgrupis, me rääkisime, et Nestes nagu Skandinaaviast hakkas see väga tugevalt tulema, et see kestlikkuse teema tuli juba palju varem, eks ole, 10 aastat varem, kui Eestis veel ei olnud üldse seda nii sellisel kujul, nagu sa ütlesid, on ju. Siis hakkas tulema see DEI teema, nad tundsid, on ju, ja vaata nüüd tundub, et ta üleüldiselt hakkab stoppima see asi, on ju, et see on selles mõttes nagu, et millele ma tahan jõuda, on see, et praegu on, eks ole, kõik indikaatorid ESG suhtes, et see ei ole teema, mis ära kaob. Vaata, turundajana sa pead nagu aru saama, mis on nagu trend, pikaajaline, mis on selline nagu tuleb ja läheb, on ju, et nagu millega peab tegelema, see on tegelikult ju ressursside nagu jagamine, on ju, et noh, et ESG-l on, miks ta on, et tal on ikkagi mingisugust seadusandlikud direktiivid all, eks ole, et ta sellepärast ei kao kuskile ära. Mõni teine asi, millel ei ole, võib tulla, aga võib jääda, aga ei pruugi jääda, eks ole. Aga noh, kui ma mõtlen jälle kogu see vähemuste mitmekesisuse teema, et ega see ju ühiskonnast ära ei kao, et noh, ütleme, kusagilt sisimas jäävad need teatud ühiskonnagruppide vajadused, soovid olla paremini kaasatud nii ehk teisiti, nii et kui nad ka mingil hetkel ei ole võib-olla nii valjuhäälsed, siis noh, sisimas ja sisuliselt on nad olemas, et kusagil nii-öelda pinna all, et noh, kui ma neid ei adresseeri, siis võib-olla ühel hetkel see plahvatus on nagu veel ohtlikum seal, nii et aga ütle see, vaata, kogu selle asja mõte on nagu läbipaistvus, et mina saan aru partnerina ja kliendina ja töötajana, eks ole, finantseerijana, kuidas sa oma äri korraldad, kus sa midagi ostad, kuidas seda teed, nii edasi, ja kuidas sa oma, nagu sa ütlesid, oma töötajatega läbi käid, on ju, et noh, et jällegi, et mis huvitav, et ma vaatasin sinu nendest andmestikest, et justkui noh, et kas sa maksad keskmist palka või et noh, et maksad alla selle, on ju. Vaat palga teema on ka olnud selline nagu sensitiivne teema, on ju, igal pool, on ju. Ja meil on siin nagu nähtud kurja vaeva selleks, et eks ole, et juba ainuüksi töökuulutustele saada äkki mingisugune number, et no justkui ei taha sellest nagu rääkida, on ju. Kas sinu arvates ESG nagu pigem peaks soodustama ja peaks nagu nõudma seda, et ikkagi see läheb rohkem läbipaistvamaks kogu see, mis puudutab nagu ka töötajatega seotud või? Ja kindlasti, et lõpuks ma arvan, see on see sama, kust ma oma eelmise vastuse lõpetasin, et ega need küsimused on ju nii ehk teisiti, ma arvan, töökollektiivides olemas ju, mingites ringkondades arutatakse väiksemates gruppides, eks ole, keegi on kusagil häiritud milleski, et eks seal tuleb ka muidugi, ja see ongi see juhtimise võlu ja valu, et tuleb eristada, mis on nagu põhjendatud ja mis mitte, et ma arvan, meil on töötajatel nagu väga palju sageli väga vastuolulisi ja sageli väga utopistlikke soove, kus lõpuks noh, nii-öelda me juhid võivad öelda, et kuulge, et me lõpuks teeme siin äri, eks ole, me ei saa siin nii-öelda noh, ainult heategevusega tegelema hakates, siis see maja ei seisa ka püsti, et ja ongi väga õige, et siin tuleb eristada see nii-öelda oluline ebaoluliselt, aga siiski kuulata, nii et ma arvan küll, et see läbipaistvus suures plaanis on see, kuhu me ju ühiskonnana üldiselt ka liigume ja lõpuks meie ettevõtted on ju ka koos inimestest, kes on ühiskonnaliikmed, nii et see soov nii-öelda rohkem kaasatud kursis, olla läbipaistvusele, olla nii-öelda nende erinevate taustadega kursis, et kindlasti on ja ma arvan, et see ESG saab olla üks, noh, ma ei tea, võib-olla võti või lahendus ka siin, et mingi ühe või teise driveri kaudu siis seda läbipaistvust kuidagi rohkem tekitada ettevõtetesse. Aga nüüd läbipaistvus laiemalt, kas seal võib potentsiaalselt olla ka probleem, et kui me valgustame liialt nagu avatult oma ettevõtted, siis meil ei ole enam IP-d, et mingi osa see, kellega me kuidas asju teeme ju mitte ka halvas mõttes, eks ole, ju tagabki selle, et me saame selle toote sellisel kujul või teenuse sellisel kujul nagu turule tuua, et kui me liiga nagu avatud oleme, siis see on ka probleem. Kindlasti muidugi see aspekt jääb ka sinna, et noh, selle sama aruandluse direktiivi raames mitme ettevõtte juhid on meil siin öeldud, et ohohoo, et peame nüüd oma strateegiad nagu avalikustama,
et see ju nii-öelda pärsib seda konkurentsivõimet eelist. Jah, ja tõsi ongi, et ega siis kuhugile maale tuleb see ikkagi see mõistlikkuse piir ka, et me ei saa ummisjalu ja silmad klapid ees minna siis mingid andmeid avalikustama mõtlema, mis on see nii-öelda varjukülg selle seal, et jah, kindlasti muidugi tuleb see ka nagu tagada, et ja ma arvan, et see jääb orgaaniliselt ilmselt ju turule alles, et kas sa sellega oled nõus, et vaata, kuna see ESG on nagu arenev sektor, et sa ise ütlesid ka, et te alustasite, eks ole, mingi aeg tagasi on ju, siis ei olnud seda sellisel kujul üldse, sa olid siukse nagu pioneeri staatuses natuke on ju, noh, see on nüüd mänginud sulle selle plussi kätte, eks ole, et su ettevõtte tuntus on nagu hea, eks ole, ja sul on palju kliente tänu sellele ja nii edasi, aga et noh, et sa ei ole üksi turul, on ju, et sa ütlesid just nimelt, et tuleb ju lääne poolt, eks ole, neid Skandinaavia poolt, neid platvorme tuleb ja nii edasi, on ju. Mina olen vaadanud nagu veider olukord on, et meil oli ka siin nagu suur klient, eks ole, kes siis nagu suunas meid tema poolt valitud platvormile. Ma ei saa sellega nõustuda. Miks ma ei saa nõustuda? Sellepärast, et platvormi kasutusreeglid on sellised, mis ei ole minule vastuvõetavad nagu partnerina. Muu hulgas, eks ole, mis mu andmetega võib teha, mina seda platvormi valinud ei ole, eks ole, mina mingisugust sidust taga nagu ei oma. Et kas sa nagu näed ka, et siin on veel paljud sellist, nagu ma isegi öeldaks, nagu Wild Westi natukene, et ei ole nagu läbi tehtud ja õudselt käib mingi andmekorja või? Ja kindlasti on, et ma arvan, et lõpuks on kõik need süsteemid nii toored veel ju. Ma ei pea silmas nüüd üksikuid platvorme, aga need, aga üldiselt kogu see, see võrgustik, kuidas me nüüd turul proovime teineteiselt siit midagi küsida, andmete info mõttes jagada, et me lahendame kokkuvõttes nii suurt väljakutsete probleemi, ja ma arvan, me oleme suhteliselt alguses, et kuigi jah, nagu ma ütlesin, et ega suure ettevõtted lääne turgudel, nad on ju pikalt tegutsenud, aga selline suurem mass, see lumepall on nüüd hakanud nagu suuremalt hoogu koguma. Ja mida rohkem mängijad sellesse süsteemi tuleb, ma pean silmas siis erinevaid ettevõtteid, siis seda nagu keerulisemaks ja segasemaks läheb ja ma arvan, et seda kas just seda, mõnes mõttes seda Wild Westi metsikut läänt on kindlasti ka, kus on selliseid nagu ärakasutajaid teadlikult, aga ka seda segadust ja teadmatust ja mingid nõrku kohti on kindlasti hästi palju, et ma arvan, et siin tuleb nagu anda aega ja samm-sammult minna edasi. Jah, sest ta on nagu veider, vaata, kui mina pean nagu suutma raporteerida, kellega mina teen koostööd ja kuidas on andmed nagu tagatud nii edasi, on ju, ja siis mind suunatakse kellegiga tegema midagi, kus mina ei saa üldse seda suunata, aga ma pean raporteerima ka teda enda nagu üheks nagu jadaks, et see on nagu, ma ütleks, et nagu läbi mõtlemata kogu see süsteem, on ju, et et ja vaat tihtipeale ka, et ega tippjuhina sul see küsimus on, et oot, mis andmed kuhu, on ju, et kas see on sensitiivne, ei ole, võib-olla on selle sama andme edastaja jaoks võib-olla ei ole üldse, mis asju küsid, seda asja annan ära, aga kui mina tean, et see on võib-olla meil üks määravamaid tegureid, eks ole, mis meie edu on saavutanud, et siis see on jälle niisugune suur küsimus, eks ole. Aga siin me jõuame, võin tuua näiteks selle sama kestlikkusarvamuse direktiivi, mis täna kehtib ja nagu me sinuga siin mõnda aega tagasi rääkisime, on nii-öelda ettepanek, et seda lõdvendada seal, et ma olen ka nõus, et seal võib-olla nagu vint läks üle selles suhtes ja eriti nende väiksem otsa ettevõtetele see muutus väga selliseks, ütleme, need nõuded olid tohutult detailsed ja täna ju jätkuvalt on, et mõnes kohas võib-olla see vint läks üle ja läks natuke juuksekarva lõhkeajamiseks. Aga teisipidi, mis selle positiivne efekt oleks olnud ja mis see idee, ma arvan, oli ju hea, eks ole, idee oli just see sama, et loome ühtsed reeglid vähemalt, eks ole, meie Euroopa Liidu turul, et mis andmeid me avalikustame, mis kujul, sean oma ettevõttes need süsteemid paika, käin läbi need võimalikud riskikohad enda jaoks, otsustan siis täpselt, mis kujul ma seda teen ja kus ma ütlen, et seda ma ei avalikusta ja siis hakkan seda regulaarselt tegema, eks ole, et ühe korra mõtlen läbi ja hiljem hoian seda regulaarselt siis lihtsalt üleval ja annan turule seda infot. Ja siis oleks kõik need küsijad väga lihtsa vaevaga selle kätte saanud ja me oleksime alguses siin nii-öelda punninud rohkem, aga ta oleks ühel hetkel tõenäoliselt käima läinud. Nüüd me oleme jätkuvalt seal, kus mõnes mõttes ilmselt mingi regulatsioonisurve vähemalt lõdvene, kaob väga paljudeks ära, aga need äripartnerid ikka küsivad ja täpselt tekivad need samad küsimused, nii et mulle tundub, et see nagu vajaduse see probleem, et oma andmed ikkagi kokku saada ja esitada seda infot, et see ei kao kokkuvõttes ära, nii et. Aga ütle mulle sellest ESG-st, kas nagu kunagi oli kevades või kus see oli, et kui kõik ei jõua, et siis nagu pool võiks ka teha, et kas on mingisugune asi, et sa võiksid näiteks keskenduda sellesse ESS-i või GS-i või siis läbivalt nagu teha natuke midagi või kas sul seal ka mingit, et kui maksimum ei jõua, lihtsalt ei ole võimalik.
panustada, inimesi on vähe, noh, ongi 5 inimest võib-olla organisatsioonis. Mis su soovitused oleks? Ma arvan, et siin see kevade võrdlus sobib selles suhtes hästi, et noh, kui midagi muutub kohe algusest peale väga suureks ja rõhuvaks ja nagu hoomamatuks, siis ilmselt on noh, inimloomus lihtsam tõsta käed üles ja vaadata, et äkki saab ka ilma, et sellega ma olen täiesti nõus. No veel kord, ma korra ka seda mainisin, et väga sageli, mis me oma klientidega teeme, esimesena proovime ka aru saada, mis on oluline, mis ei ole. Et hindame läbi, kus tekib minu jalajälg ja noh, ilmselt ma peaksin seal kursis olema, et siis proovima vähendada seda jalajälge, sest et sealt võivad jälle mingid riskid või võimalused vastu tulla. Ja teine pool ongi täpselt mõelda läbi, et kus minu äririskid või võimalused on ja noh, mängida siis nende nagu nuppude peale või nende kaartide peale. Et teha selline analüüs ära, olulised võib-olla aspektid, teemad välja kaardistada ja noh, siis ma tean, kuhu seda fookus panna, kuhu oma aega, kuhu oma ressurssi panna, et ma tõesti keskendun siis olulisele ja no minu seda olulist nüüd saab ka kahtepidi, eks ole. Ühelt poolt ütleks, et oluline on ju see, et kus on see suurem mõju ja suurem risk ja suurem võimalus, et tegele nendega. Noh, seal see paradoks on see, et nad on sageli keerulisemad, kulukamad, aeganõudvamad ja see tulemus tuleb pikema aja peale. Ja see on see strateegilise otsuse koht, ma arvan, et kas me nüüd suuname sinna või mitte, kas me eeldame, loodame, et meil 2 aasta või 5 aasta pärast on sellest äriliselt nagu kasu, et aga ma arvan, see analüüs, mis on oluline ja see peale otsus, kas läheme või lähe, tuleb ära teha. Aga teine jällegi iht on see, et aga äkki võtamegi madalal rippuvaid vilju, eks ole, saame kiired võidud kätte, nii et noh, mis ei ole ka ju vale, ma arvan, et selle edasiliikumise tunnet saavutada ise oma tiimile kuidagi seda süstida, et näed, et me oleme juba üht-teist teinud. Et ma arvan, et see on ka nagu õige, aga noh, seal juures tuleb vaadata, et me siis ei lähe jällegi selle rohepesu nii-öelda peale, et noh, tegelemegi siin ainult nende madalate viljadega, aga suurte asjadega tegelikult. Aga ma mõtlengi, et jah, et kas et vaata, kui sa oled mingi kontori, ma ütlen, et sul on mingisugune 20 inimesene programmeerijate kontoris, siis arvatavasti keskkondlik jalajälg ongi nagu kaudne ja väike, eks ole, on midagi energiaga seotud nii edasi, aga et kas seal on see just see sotsiaalne ja see juhtimisalane nagu jalajälg on suurem, millega sa saad tegeleda reaalselt, jah? Aga oleneb, andme mõnes mõttes küll, aga tuleme korra selle keskkonna juurde tagasi, et jah, ühelt poolt siin kontoris endas, eks ole, tõesti energia ja lihtsalt need arvutid ja progemise seadmed, jah. Teine on, eks ole, lõpuks, kui sa mingit tarkvara teed, siis see, eks ole, nõuab mingid andmekeskusi, mingid servereid, eks ole, mis energial need töötavad, kus need on, kui mahukas see kood üleüldse on, see räägitakse mingist screen coding ust ja nii edasi, et noh, see on, ma arvan, juba märksa suurem aspekt ja lõpuks me võime mõelda ka nagu laiemalt lõpuks, kellele sa teed seda tarkvara, et kui teed nii-öelda noh, ma ei tea, hasartmängu valdkonnale, eks ole, siis tuleb see sotsiaalne aspekt sisse, et noh, siis mu nagu võib-olla sotsiaalne mõju vähemalt selles ESG kestlikkuse vaates ei ole näiteks kõige parem või et teen ainult mingit nafta puurplatvormidele, eks ole, mingisugust tarkvara, et noh, siis ilmselt ka see keskkonnamõju tegelikult on ju väga suur, vahet pole, et mul oma kontori tarbimine on väga väike, nii et vaatame siin nagu laiemalt. No see on õige tähelepanek ja noh, teisest küljest, eks ole, kui sa võtad jälle logistika, et noh, et päeva lõpuks siin need, kes kaupa laiali veavad, eks ole, et sa võid kõik need autod ju elektripalle ära panna, kuigi seal on ka, eks ole, aga selle võrra tal läheb teenus kallimaks ja võib-olla läheb nagu, ei lähe enam nii kiireks ja sa saa ikkagi seda teenust nagu teha sellisel kujul, sul peab olema, ma ei tea, X arv neid autosid seal selleks, et seda, noh, et see, ma ütlen, et see on nagu huvitav niisugune tendents, et ei ole niisugust ühtset head lahendust ühelgi asjale, eks ole, et on laiemalt. Aga noh, see ongi seesama see lahti mõtestamine kõigepealt ja siis seda plaani teha, et ei ole sellist ABC-d, et tee ära kindlasti esimene, teine ja kolmas ja siis on. No ma korra tahtsin nüüd jälle turundust, et sa ikkagi seal ESG-s nagu puudutad konkreetselt ka turundust puudutavad asju, kui me rääksime, et need laiemalt ju kõik puudutavad, aga et seal on nagu mingid asjad, mis on väga selgelt öeldud, et noh, et need on nüüd nagu lõpptarbijale suunatud või et siin võiks nagu arvestada, et käime korra need üle, mis need kõige niisugused nagu nähtavamad asjad on, millega sa pead igal juhul tegelema, eks ole, turundajana. Jah, no lõpuks need ESG teemad saab ju tõesti laiali jaotada mingiteks alateemadeks, et noh, ma arvan, et ühest kõige olulisemast või ütleme, ma ei tea, kes kõige, aga sellist kõige praktilisemast ja käega kasutavast me oleme ju täna tegelikult rääkinud, on seesama see selline aus, eetiline, vastutustundlik turundustava, et minu see, ma ei tea, sõnumid on nii-öelda tõestatud, ausad, läbipaistvad, ei riiva kedagi,
et noh, seesama rohepesu läheb siia alla, et muuseas selle juures jäi ennem ka rääkimata hästi lühidalt, et täna selle roheleppe katuse all on ju seal ka 2 nii-öelda direktiivi, üks on vastu võetud, teine on veel nii-öelda tõenäoliselt siin vastuvõtmisel varsti, mis siis noh, sellise roheväidete ja keskkonnaväidetega seotud on, et tegelikult hakatakse ka nii-öelda määrama ja piirama seda, et milliseid nii-öelda rohelisi keskkonnaväiteid ma üldse tohin teha ja kui ma neid teen, siis kuidas ma pean tõestama seda, et ei oleks lihtsalt see, et värvin pakendi roheliseks, värvin logo roheliseks või väidan, et midagi on looduslikku näiteks, et sellele soovitan ka kindlasti nagu tähelepanu pöörata, nii et see on nagu üks nagu aspekt, ma arvan, mida siin kestlikkuse all vaadata. Teine, mis ma arvan, et on ka selliste turundajate töölauaga seotud, on ligipääsetavus, et me siin räägime küll ka füüsiliselt ligipääsetavusest, et toode ja teenus oleks kõikidele sihtgrupile, olenemata ka nende erivajadusest näiteks või mingist puudest või mingist sotsiaalsesse gruppi kuuluvusest, eks ole, tõrjutuse mõttes, et oleks nende kättesaadav, eriti me räägime siin elutähtsatest teenustest, on ju, aga ka teistest, et siin minu meelest peaks ka mõtlema sellise turunduse mõttes, et see info kättesaadavus, et kas info on nagu selge, arusaadav, kõigile kättesaadav, et me siin ka nagu tahtlikult või tahtmatusest midagi ei nii-öelda ei varja, nii et need võib-olla on sellise, ütleme, turundusega kõige selgemalt seotud teemad, lõpuks ma arvan väga paljudes muudes me võime ka, või tahad sa meile mõne konkreetse kohta veel? Ei, ma lihtsalt mul nagu jäi, et kuna sa tõid need tookord välja sel koolitusel, eks ole, et need on asjad, siis ma vaatasin kohe mis asjad seal nagu, et kui sa üldse, kui juhtub niimoodi, et turundajat rohkem nagu midagi ei kõneta, eks ole, et seal on jätkusuutlikkuse juht või kvaliteedi juht, kes seda teeb, et siis igal juhul neid asju tema peab igal juhul vaatama, eks ole. Ja üks teema, mis ei ole selle tarbijaga seotud, aga mis meil siit ennem jäi ka pildilt välja on tegelikult ka selline kogukondade teema, et lõpuks see kogukonnad, inimesed, kes elavad minu ümber, kas vahetumalt või kaugemalt, et minu tegevuse kuidagi mõju nende heaolule ka, ja meil on kindlasti ka palju ettevõtteid, kelle selline otsene ja vahetu tegevus mõjutab kuidagi, tekitab mingid häiringuid kohaliku kogukonda ühelt poolt, või siis teiselt poolt ettevõtted ju tahavad sellist positiivset panust anda ka kohalikesse kogukondadesse, et elu nii-öelda kogukondades selles community's edeneks, nii et need on ka teemad kindlasti, mis on sageli sellise kommunikatsiooni ja või turundusinimeste lauale. No ja seal on veel 2 aspekti, üks on see, et otseselt su toode või teenus, eks ole, seda kogukonda nagu mõjutab, nagu need tuuliku teemad on, eks ole, või energia, eks ole, allikad, ma ei tea, ehitus on ju, et siis sa pead nendega kuidagi, aga turundajate jaoks on nagu huvitav, see kogukonna turundus on eraldi nagu termin ja eraldi strateegiline lähenemine on ju, ja see on ka võtmas juba pikalt siin sellist nagu kõvat trendi, nii et see on mõnes mõttes nagu paralleelne teema, mis nagu sisuturundus on selline nagu suur asi, mida tegelikult turundajad saavad ära kasutada, ma ütlen jälle kasutada, aga et mis ma isegi arvan, ei pruugi nii palju sellest ESG-st tulla, aga ta tuleb nagu muust teemast ja siis nad lihtsalt nagu mõnes mõttes lähevad omavahel joonde, eks ole. Absoluutselt, ega see ESG ei ole ka mingis vaakumis olev asi, mis ei puutu muu eluga kokku, nii et seal on väga palju haakuvuse. Aga kogukonna turundus, me oleme seda ka puudutanud siin erinevate nendega inimestega, et see on hästi tugev võimalus tulevikus ka, et ma ka soovitan kõikidel, kel vähegi toodeteenust seda nagu kannab, et sellega tegeleda. Tahtsin küsida, kas on tekkimas mingisugune tsentraalne organisatsioon, kes siukseid embleeme ka siis jagab lõpuks, et sa saad nüüd nagu näidata, et sa oled ESG ready või nagu tavaliselt meil on, et me kuidagi suudame nagu näidata avalikkusele lihtsalt, et me jälgime kõiki neid asju. Jah, tuleme tagasi selle ISO küsimuse juurde, et sellist päris ühte keskset, mis kataks kõik ESG ühe katusena ära, et seda ei ole ja ei tea, et oleks olemas. Kusjuures sellel samal kestlikkuse teemal on tegelikult ka oma ISO standard olemas, isegi ISO 26000 on ta number, ta ei ole ESG nime all, aga pigem sellise kestlikkuse. Aga kas ta käsitleb neid ESG kõiki teemasid või on mingit osa sellest? Kuna ta, ütleme, tema väljatöötamine on olnud ajal, kus need tänased vähemalt Euroopa turul relevantsed need aruandluse regulatsioonid näiteks ei olnud veel üldse teemaks,
et noh, see sõnavara võib olla natukene erinev, mingid terminid, mingid lähenemised, noh, printsiibis on ta sama, ta käsitleb suures plaanis ikka samu tahke, keskkonnateemad tähendavad suures pildis ikka samu asju, sotsiaalsed ikka samu, governance ikka samu asju, nii et aga noh, ta on üldiselt väga vähe kasutatud, et seetõttu me võib-olla siin nagu ei jõudnudki selle mainimiseni ka siin alguses, et ega ma väga ei ole näinud, et ka suured ettevõtted sellele liiga palju viitaksid, et mulle tundub, et ta on selline äkki nad ei vii iso mõttes natukene nagu läbi kukkunud ka, aga vaata, seal on ka see, et see on see sama asi nagu sisust. Viivad, aga ma arvan, et ta on piisavalt nagu üldine või liiga üldine, et ta annab mingid üldprintsiibid, aga väga konkreetselt mitte seda, et kuidas siis seda protsessi üles ehitada ja rakendada, et selline pigem nagu printsiipide kogum, nii et noh, faktina on ta olemas, aga veel kord väga vähe kasutatakse. Eks ole, et seda kvaliteedi standardit nagu viia, et sul on nagu vaja samamoodi ju konsultanti ja sul on vaja viisi, kuidas seda informatsiooni kokku koguda ja võib-olla siin on nüüd see vahe, et kuna see nagu eeldab hästi paljude asjade nagu läbi tegemist on just nagu andmestiku mõistes, siis võib-olla tüüpi nagu teie lähenemised või teie konkurendid lähenemised on nagu paremad, sellepärast et noh, need on mingisugused koherentsed nagu lahendused on ju, et või see võib olla üks põhjus on ju. Aga miks te oma mingit embleemi välja tööta? Noh, eks seal siis on küsimus lõpuks selles, et jõuame selle sama roheväidete direktiivi ja nende embleemide paljususe juurde turule, et ega neid konsultante, kes maailmas on neid nii-öelda välja töötanud ettevõtteid ise, on mingid rohelisi embleeme oma toodete juurde panna, et neid on nagu must miljon ja sealt me jõuamegi selle rohepesuni, eks ole. Kas ma nagu mõtlen jällegi, et saada sellise lihtsalt nagu kindlus, et kui ma lähen kodulehel, et selle asemel ma võin minna lugema, kas ta on, aga noh, kui ma näen ära, et tal on, et vaata, ma lihtsalt nagu ütlen, et kui sa ju Baltikumis tegutsed, ma ei räägi ka laim, siis ja sul need kliendid on, nad on selle läbi teinud, sa tead, eks ole, ta vastab sellele reeglitele, anna välja ja on palju lihtsam, eks ole, see, kas nad hakkavad kasutama mitte on juba nende omamise. Mõnes mõttes, eks me ju sisuliselt seda teeme, et me võime ju kliendi tegevustele või ka teatud piirides me selliseid hinnanguid võime ka ju anda ja teha, aga jah, kas me sinna juurde ka nüüd selle rohelise logo joonistame, et noh, seal ongi see oht, et selleks, et me seda embleemi nüüd keegi ühel hetkel kuritarvitama ikkagi hakkaks, seal peaks nagu mingi vettpidav süsteem taga olema ja noh, meie huvi ei ole seda nagu ülal hoida, nii et ütle mulle seda, et kui nüüd inimene on sellise kahe vahel, mitte et kas seda rakendada ettevõttes või mitte, aga et kas ise võtta see roll või mitte, mida sa oled ise olnud nii kaua sealt on ju, mis need iseloomu omadused on, mis inimesel võiks olla, et ta nagu tunneb, et see on minu värk? Et olen ühes ettevõttes sees ja kas ma oma ettevõttes võiksin vedada või? Jah, et kui tehakse ettepanek, et kuule, kas sa ei võtaks endale seda jätkusuutlikkuse teemat ja kestlikkuse teemat ja hakka vedama, siis mõtled, ma ei tea, kas mul need omadused on kõik olemas, et seda nagu hästi teha. Ma ei ütle, et see nüüd nagu ainus teema maailmas on kindlasti mitte, aga lõpuks kindlasti on see valdkond, kus on väga palju erinevaid selliseid kompetentse ja tahke sees, et noh, me oleme täna ka juba neist ju rääkinud, et me ühelt poolt räägime sellisest suutlikkusest, võimekusest mõelda nii-öelda toote disaini ja toote kogu elukaare seisukohalt ja noh, seal me võime minna ka juba inseneri teadmisteni välja, eks ole, et noh, küsi, kas sul seda huvi või tausta või teadmist on. Teiselt poolt, eks ole, meil on vaja sinna ütleme, puhtama kujulselt võib-olla sellist keskkonnateadmist ja oskuste teadmist nendes sotsiaalsetes küsimustes, et kas see on see, mida ma olen teinud, kas see on see, mis mind huvitab. Kolmandaks täpselt need samad turundajad, kommunikatsiooni inimesed, et oleme nende rollist seal täna rääkinud, et noh, lõpuks hästi palju on seotud andmetega, kas mulle andmetega meeldib töötada, hästi palju on seotud täna ja jätkuvalt ju ka mingite regulatsioonide või kui ei ole ka regulatsioonid, mingid vabatahtlikud sellised mingid standardid, dokumentatsioonid, kuhu siis nii-öelda haakuda, et kas mulle selliste keerukate, mahukate nii-öelda materjalide, tekstide läbitöötamine ja selgeks tegemine toimib. Hästi palju on ka finantside rahaga lõpuks seotud, nii et noh, neid tahke on nagu palju ja ma arvan, et ongi mõeldamatu, et meil on ühes inimeses vähemal või rohkemal määral nad nagu kõik, et ma arvan, et see ei ole see nagu eeldus, aga noh, kuhu ma tahtsin selle mõttega jõuda on see, et siin ei ole ka ühte selget eeldust, et olen õppinud keskkonnateadusi, siis
sobin. Et seda ma arvan kindlasti ei ole, et just sellist nagu hästi erinevaid distsipliine ma arvan on vaja, et see asi edasi edeneks, et kui me jätame ta ainult keskkonna nii-öelda tehnoloogide või keskkonnateadlaste teha, et siis ta läheb ka ma arvan väga ühele poole nagu kaldu ära. Aga ma mõtlen nagu seda iseloomu jooni, et noh, et ma tean turundajana, me oleme siin nagu proovinud nagu defineerida empaatiavõime, riski võtmise võimekus on ju. Noh, on võib-olla ühed sellised kesked turundajal, eks ole. Mis veel, mis sa mõtleks sellisele inimesele? Ma arvan, et täna on see võib-olla see üks iseloomujoon, mis mulle kohe esimesena pähe tuleb ikkagi selline ütleme, veenmis selline nagu oskus võib-olla on natuke liiga äärmuslik, aga ma arvan, me jätkuvalt oleme nagu laias laastus nii ettevõtete sees, igaüks peab oma ettevõtte peale mõtlema, aga laiemalt ka turul selles faasis, kus selle teema kuidagi siuke ratsionaliseerimine ja kogu tiimi, kogu juhtkonna, oma partnerite kaasa tõmbamine, et see vajab sellist nagu mobiliseerimist, kaasamist. Noh, sa võid ka sinna panna kindlasti, et ma pean nagu tahtma nagu rakendada tõesti või tõmmata need erinevad osapooled ettevõtte sees kui ka väljaspool sükse ühe idee taha, eks ole, sisemised inimesed rohkem, välised partnerid siis mingid teatud lõikudes, nii et ma arvan, see on kindlasti nagu oluline. Kui inimene praegu mõtleb, on ta siis noorem või on näiteks, juhtub meid kuulama, eks ole, meil siin turundajad küll, kes on seal 50-aastased ja või 40-sed, neil on lapsed, kes on seal, võib-olla hakkavad just ülikooli minema, aga tundub hea karjääri teekond on ju. Mida sa soovitaks alushariduseks? Et võiks öelda, et kõik sobib, aga põhimõttest, et mis oleks kõige nagu sellised nagu lähedasemad sellele, et ta tuleb välja, ta ei pruugi osata seda ESG-d, aga tal on hea valmisolek seda asja teha. Mida ta võiks õppida? Jällegi ühest vastust nagu raske anda. Täna meil on turul, ütleme, siin lähiriikides, aga tegelikult ka Eestis juba erinevad ju programme, mis ongi sellisele kestlikkusele, jätkusuutlikkusele suunatud. Ja ma arvan, et kui on sellised ma arvan, et see lai nagu maailmatunnetus seal arusaam sellest, et me tehnilises mõttes, ma arvan, oskame need regulatsioonid, asjad kas ise või mingite nõustajate abiga kõik selgeks õppida, et aga just see nagu laia sellise maailmapildi tunnetus, et samad ühiskondlikud keskkonnaalased, sellised jõujooned, trendid, muutused, kuhu maailm selles suhtes liigub, et ma arvan, see on nagu oluline selline teadmine kindlasti, et ma nagu seda ja ma arvan, et sinna juurde võib-olla siis tehnilisema poole pealt tulebki, et meie oma tiimis on ka ikkagi palju keskkonna, ma ei tea, tehnoloogia, keskkonnateadlasi, erinevad keskkonnataustaga inimesi, bioloogideni välja, et vaata, kus otsast tahad, lõpuks see kestlikkus on ikkagi ka sellega seotud, nii et ma arvan, selle valdkonna teadmistega sa ka kindlasti hätta ei jää, aga ma ikkagi ise, jällegi, kui ma vaatan nagu tehnoloogilisi mingid inseneri haridust, on ta toote arendajad, on nad ehitusinsenerid, kes iganes, et ma arvan, et lõpuks, kui sul on nagu isiklik huvi selle kestlikkuse vastu, siis mis iganes ka inseneri valdkonda õppida ja vaadata sealt just seda kestlikkuse kihti juurde, ma arvan, see oleks nagu super nagu kombinatsioon. Et sealt tekivad sellised päris tooted, päris lahendused, see, kus me läheme edasi, Lõpetuseks, ma kõike piinan alati tehisintellektiga. Et mis sina ütled, kuidas tehisintellekt selles teemasse üldse suhestub ja kui palju seda kasutada, kuidas seda üldse saaks kasutada ja mis seisus me täna oleme, mis tulevikus? 100 küsimust ühes asjadega. Kui me räägime meie oma töölauast, siis seesama meie enda digiplatvorm, mida me arendame, et ega me seal ka ju otsime, kuidas samm-sammult viia seda tehisintellekti sisse, ehk siis kui me räägime erinevatest andmetega opereerimisest, andmete kogumisest, andmete analüüsimisest, andmete kuidagi välja kommunikeerimisest, siis see on kindlasti koht, kus on palju segadust, palju teadmatust, neid süsteeme täna ei ole, kus lõpuks, eks ole, peaks see tehisintellekt selle töö ära tegema, mitte nagu inimene, et see on nagu kindlasti, kas olulist muud nagu sellist jalajälge ei ole selle tehisintellekti? Kindlasti on, absoluutselt, et lõpuks sa mõtled selle süsteemi nagu ülalhoidmisele, et tehisintellekt ma mõtlen üldse, et kas sa saad seda ära kasutada nagu ütleme, et sina küll selle süsteemi loomisel, aga et kui see inimene, eks ole, on selle sama kestlikkuse eest vastutaja, kas tema saab seda kuidagi kasutada enda hüvanguks, kas see on see sama asi, et proovin kuskilt andmed koguda, siis selle andmeanalüüsis kasutada, et kas seal on mingid muud sisendid sellest tehisintellektist tema jaoks? Me oleme näinud siin ettevõtteid, kes on meie nendes
sa oled viidanud siin meie nendele strateegia meistriklassidele, et kes on meil seal koolitusprogrammides nagu osalenud sellistes mahukamates programmides, et väga paljud neist on võtnud seal selle, just väikeettevõtted, selle sama kõige lihtsamad need juturobotid või ChatGPT sarnased tehisintellektid, nii-öelda oma vestluspartneriks, et konsulteerivad nendega, sest et selle kaudu nad saavad seal kiiremini teha mingid turu benchmark'e, saada mingeid ideid ja soovitusi, et otsuseid sealt ei tule, need sa pead ise tegema, aga nii-öelda kuidagi analüüsida läbi, tuua nii-öelda mingit maailma teadmist, näited benchmark'i sulle, et ma arvan, et see on nagu sellisele väikesele ettevõttele kindlasti nagu väga mõistlik, et pane see juturobot, eks ole, enda, ma ei tea, nõustajana tööle, konsultant, väike konsultant. Absoluutselt, et minu valdkond, minu ambitsioonid, minu suurus, pildikult, mis sa mulle soovitad, eks ole, millele ma peaksin rõhuma, et mis on oluline, mis ei ole, miks, et konsulteeri temaga, nii et ma arvan, et sealt saab nagu abi kindlasti. Aitäh, Marko, sulle nende mõtete eest, et väga põnev oli, et saime uut informatsiooni ja loodetavasti oli kuulajatel, vaatajatel sama põnev. Ja aitäh, et kutsusid ja loodan sama, et sai mõtteid. Järgmise korrani.